See on vajalik selleks, et meil on ka inimesi, kes siis eile ei saanud osa võtta ja ei saa ka täna, aga nad idee poolest nagu tahaksid osaleda, siis me võimaldame seda järelvaadatavana, et see kursus pannakse siis YouTube'i üles, aga see on küll niiviisi, et nüüd ei ole ta mitte päris avalik, vaid ta on ikkagi siis selline litsenseeritud ligipääs, ühesõnaga, et need inimesed, kes siis täna ja eile ei saanud osaleda, et siis saavad juurdepääsu võtme sinna ja siis saavad YouTube'is seda lugu vaadata. Nüüd kõigepealt siis minu nimi on jah, Allar Veelmaa ja ma olen Loo kooli matemaatikaõpetaja, mõnega teist ilmselt oleme ka siis kontaktkursustel kunagi varem kohtunud ja annab issand päevi, siis kohtume veel. Nüüd, mille poolest nüüd see e-kursus siis nagu tavalisest sellist kontaktkursusest erineb, no Jaanus natuke rääkis, aga võib-olla see omavaheline suhtlemine tähendab selles mõttes, et kontaktkursusel on nagu asi selge, et kui keegi annab seal käega märku või ei anna, et ütleb mingi fraasi sinna vahele, siis on see täiesti aktsepteeritav ja lepime täna siis niiviisi kokku, et kui keegi soovib midagi öelda, et siis ei hakka siin mulle seda chati kirjutama, eks ole, vaid teeb oma mikrofoni lahti lihtsalt ja siis lisab oma kommentaari, ütleb lihtsalt, mida ta asjast arvab või on mingi asja suhtes eriarvamus või on näiteks mingi küsimus. Nii et selles mõttes ei maksa nagu kedagi ega midagi siin karta, eks ole, et noh, eks me ju ajame kõik ikkagi ühte ja sama asja ja tegutseme selle nimel, et me lapsed matemaatikast nagu paremini aru saaks ja selline see lugu meil on. Nii et, aga siis üldiselt jah, ma palun siis mikrofonid välja lülitada, sest vastasel juhul tuleb meil sellist kõrvalist müra sisse, kuna meil on täna siin hetkel praegu 33 inimest arvuti taga, siis noh, see taustamüra läheb nii kõvaks, et meil ei ole võimalik lihtsalt tööd teha. Nii, see oli nüüd sissejuhatus minu poolt ja ega siin mingit muud juttu mul ei tule. Et tänane teema on siis meil tõepoolest teate 7. klassi tasemetööst. Ma loodan, et kõigile see pealkiri tuli ette praegu, et kui nüüd mingid tehnilised tõrked tekivad, et siis ärge palun seda tagasihoidlikkust ilmutage, vaid öelge kohe, et mingisugune teema on üleval ja chati palun mitte siis kirjutada, et ma sealt vahepeal ei hakka seal vaatama. Et vastasel juhul see kahte asja nagu korraga hästi siin teha ei saa. Nüüd Jaanus küll ütles, et ma räägin nagu ka teistest 7. klassi teemadest. Ma pigem sellest siiski natukene hoiduks. Ma räägiks just nendest 6. klassi teemadest. Et just nimelt, et kui me 6. klassis õpetame ja hakkame nüüd sügisel 6. klassi õpetama, eks me siis ju tegelikult ju vaimusilmas ikkagi kujutame ette seda olukorda siis aasta pärast, et need samad lapsed, eks ole, peavad tegema siis 7. klassi alguses, tõenäoliselt jälle nii nagu see aasta, tasemetöö või nimetame seda tööd siis kuidas iganes, eks ole. Aga midagi sellist tõenäoliselt tuleb, et vaevalt, et need tasemetööd nüüd päriselt ära kaovad. Küsimus, kas ta nüüd on 6. klassi lõpus või 7. klassi alguses, seal nagu suurt vahet ei ole. Aga õpetaja seisukohast nüüd on küll väga suur vahe tegelikult. Et lapse jaoks ka muidugi, et laps, nii nagu Jaanus ütles enne, et on palju asju juba ära unustanud. Aga eks siis meie ülesanne on siin 7. klassi alguses need asjad meelde tuletada. Aga õpetaja jaoks nüüd võib tekkida siin tõsine probleem näiteks, et kui ma eelmine aasta õpetasin 6. klassi ja need lapsed on jõudnud 7. klassi, siis mingid teemad nagu üles eriti ei kerki, sellepärast et ma ju neid lapsi tean. Ma tean, milleks nad enam-vähem on võimelised ja millist tulemust sealt nagu oodata. Ja võib-olla siis ka seda, et millele nagu rohkem tähelepanu pöörata, et mis seal eelmisel aastal, eks kui ikkagi midagi on meeles eelmisest õppeaastast, et mis asjad jäid siis võib-olla natukene nõrgemalt said käsitletud või kuna osad koolid oli kauem ulaõppe peal, eks ole, ja mõned koolid vähem ja mina ütlen, et Loo kool oli 3 päeva eelmisel õppeaastal ulaõppe peal ja siis mõned päevad olid ka sellised, kus mõned klassid olid siis kodus
noh, sealhulgas 6. klass. Aga noh, need üksikud õpilased, jah, nemad puudusid rohkem. Aga noh, see on omaette teema. Nüüd natukene keerulisem variant on siis, kui õpetaja nüüd saab alles 7. klassi, keda ta eelmine aasta ei õpetanud. Siis meil puudub igasugune info selle kohta, et mida need lapsed oskavad, mida nad ei oska. Ja siis me hakkame nagu tühja lehe pealt pihta, nii et noh, kõigepealt siis esimese nädalaga tuleks siis selgus saada, et kas osatakse seal põhiasju teha ja et kuidas seda kordamist siis nagu organiseerida. Nüüd väga palju sõltub ka sellest, et kui suur on teil tundide arv, et millise tundide arvuga te 7. klassis õpetate. Et väga paljud õpetajad õpetavad siis niimoodi, et teil on 4 nädalatundi 7. klassis. Osades koolides on 5 ja noh, mina pean ütlema küll, et mul on võib-olla natukene selles mõttes kõige lahedam olukord, et mul on 6 nädalatundi 7. klassis. See tähendab seda, et ma saan aega natukene vabamalt siin siis võib-olla kasutada. Nüüd hakkame siis sellega pihta, et millal see tasemetöö siis tuleb. Ja tasemetöö on siis, see on nüüd Harno kodulehelt võetud info, seal on üks natuke naljakas koht sooritada vabatahtlikult. Noh, lause muidugi on iseenesest vigane, sellepärast et koolid ei soorita tasemetööd teevad õpilased. Aga noh, olgu see selleks. Nii, ja see ajavahemik on siin ette antud 19–22 september, et ilmselt need kuupäevad siis täpsustuvad seal, eks ole, et millal tehakse matemaatika tasemetööd. Mida nüüd see vabatahtlikult tähendab, siis põhimõtteliselt on ikkagi ju lugu niimoodi olnud kogu aeg, et mitte kõik õpilased ei tee tasemetööd. Vanasti, kui oli pabertasemetöö, siis tegelikult tegid praktiliselt kõik. Siis mingil ajal see süsteem muutus, et tekkis mingi valim, et osad õpilased pidid tegema, osad ei pea tegema ja nüüd oleme jõudnud siis sellisesse olukorda, kus on valim Harno, ehk sama siis Innove järeltulija, siis koostab mingisuguse valimi juhuslikult klassiõpilastest ja et need õpilased peavad tegema siis tasemetöö ja siis teised võivad teha. Et see on nüüd nagu koolide otsustada, et kas need teised õpilased, kes valimisse ei kuulu, teevad tasemetööd või siis ei tee. Et mina nagu ei oska siin midagi soovitada, et seda peate ise otsustama. Kas siis kooli juhtkond kirjutab selle ette või antakse seal aineõpetajale ka nagu siis sõnaõigus. No, see sõltub koolide töökultuurist loomulikult. Et see on erinevates koolides erinev. Aga noh, minu üldine soovitus on see, et võiksid ju teha need kõik õpilased. Väga lihtne põhjus on, et kui enne tasemetööd seal 3-4 päeva enne saadakse teada need valimisse kuuluvad õpilased, eks ole, ja me siis nagu ütleme, et oot nüüd Jüri ja Mari, et teie teete tasemetööd, aga Peeter ja seal Tiina ja nemad, teie ei tee tasemetööd. Et siis me paneme nagu osad õpilased nagu surve alla ja teised lasevad siis ennast väga lõdvaks jälle, et umbes, et meie ei tee, meil tore on. Et selle üldise pildi me võime ju ikkagi saada. Et ega siis mitte midagi sellest nüüd hullu juhtu, kui teevad kõik õpilased. No seal sõltub ka nüüd sellest, et milline on see arvutivõimekus koolis, eks ole, ja kuidas seda teha, aga see ei ole nüüd küll õpetaja teema, see on rohkem kooli juhtkonna teema. Et õpetaja nüüd ei peaks väga palju üle muretsema. Aga kui ma nüüd lähtun sellisest triviaalsest eeldusest, et kõik õpilased teevad tasemetööd, siis võib-olla aineõpetajal ka langevad ära mõned küsimused, mis võivad tekkida muidu niimoodi, et lapsevanemad võivad hakata seal e-kooli või stuudiumisse kirjutama siis, eks ole, et miks minu laps ei või teha tasemetööd, eks ole. Et kui me nagu eraldi välja ei too neid õpilasi, kes teevad või ei tee ja ütleme, et terve klass teeb, siis selliseid küsimusi ei teki. Ja ei hakka eraldi afišeerima siis neid nimesid, eks ole, et kes siis nagu on selles valimis, sest muidu võib tekkida teistpidi küsimus, et miks mu laps peab tegema tasemetööd, kui ta valimisse ei kuulu. No ühesõnaga, mõned lapsevanemad on
selles mõttes väga aktiivsed ja nad tahavad kooli juhtimises ja õpetaja töö organiseerimises väga tõsiselt osaleda, et siis püüame seda nagu vältida. Nüüd, mida need lapsed, loomulikud lapsed, kui tulevad kooli, siis jah, 7. klassi alguses me ütlemegi, et kuulge sõbrad, et näete, et selles ajavahemikus mingil päeval tuleb meil matemaatika tasemetöö, punkt, kogu lugu. Ja siis tuleb hakata meil ka seletama seda loomulikult, et mis värk selle tasemetööga on, et kõik 7. klassi õpilased ei olegi elektroonilisi tasemetöid teinud. Noh, mõni on seal teinud, eks ole, mingi katselisi töid või mida iganes. Et siis 7. klassi alguses on meil see kohustus aineõpetajana tegelikult näidata, mitte ainult rääkida matemaatikast, mis on nagu, ütleme, kõige tähtsam loomulikult, vaid ka rääkida sellest, et kuidas seda elektroonilist tasemetööd siis arvuti taga teha, millele seal tähelepanu juhtida ja millised probleemid seal võivad tekkida. Nii et see ongi nagu meil tänase kursuse nagu põhiteema. Et kui kellelgi tekivad küsimused, siis igal ajahetkel võib siis küsida. Nüüd, mida lapsed peavad teadma ja mida te ise peate teadma? No kõigepealt see, et see tasemetöö on koostatud ühes variandis, see ei olegi nii oluline. Et võiks olla ka, et ülesanded varieeruvad õpilaste, et on mingi ülesannete pank ja sealt siis iga teema kohta võetakse üks ülesanne juhuslikult, mis oleks natukene mõistlikum variant, sellepärast, et siis 2 kõrvuti tööd tegevat õpilast ei saa üksteise pealt hiilida. Aga praegusel juhul nad teevad täpselt ühte ja sama tööd, täpselt samad ülesanded on ja siis kirjutatakse muidugi õpetajale ette, et ta peab garanteerima seda nüüd, et Jüri ja Mari siis üksteise ekraani pealt ei vaata. Ma osalt öeldes nendel asjadel eriti tähelepanu ei pööra, sellepärast, et arvutiklassi me ümber tõsta ei saa. Ja need arvutid on täpselt nii, nagu nad on seal. Et kui keegi seal kusagilt midagi hiilib, siis me ei saa hakata iga minuti tagant karjatama, nüüd, et Jüri ära vaata ja Mari ära lase vaadata ja mida iganes. Et siis me hakkame juba seda töö kulgu segama. Nii, nüüd tööaeg on 45 minutit ja see 45 minutit hakkab lugema siis sellest hetkest, kui kõik õpilased on siis EIS-i sisse loginud ja nende ees on siis see tasemetöö ja siis saab öelda, et nüüd hakkab töö pihta. Nüüd, millele peate tähelepanu pöörama, on see, et see töö ei sulgu automaatselt. Tähendab, et varasemate tasemetööde puhul oli, kui 45 minutit sai täis, siis töö sulgus ja täpselt selle koha peal, kus siis laps pooleli jäi, siis tema töö nagu jäigi seal pooleli. Et praegusel juhul see EIS siis seda testi automaatselt ei sulge ja siis tuleb 5 minutit enne töö lõppu, kui 40 minutit nagu puhast aega juba olnud, siis kindlasti tuleks anda lastele siis teada, et 5 minuti pärast me lõpetame. Ja siis, kui on see 5 minutit täis, siis tuleb ka öelda, et jah, sõbrad, et nüüd on meie tasemetöö tegemise aeg läbi. Et see muidugi paistab ka välja pärast, eks ole, et kui õpetaja on selle asja maha maganud, sest kuna arvuti fikseerib töö tegemise aja, siis on näha, et kui õpilased on teinud 47, 48, 49 minutit, et siis on midagi seal töö juures nagu valesti olnud. Nüüd, kui on 46 minutit, ütleme nii, et siis see võiks olla veel selline suhteliselt normaalne, tähendab, et ega me nüüd õpilast sealt arvuti tagant ära ka ei rebi, eks ole, füüsilise jõuga, vaid ütleme ikkagi viisakalt ja üldiselt minu praktika näitab seda, et need lapsed saavad selle 45 minutiga ka töö valmis. Et kiirematel läheb umbes pool tundi ja natuke aeglasematel läheb rohkem ja päris aeglased, aga seal on juba erivajadusega lapsed, et nendel on siis hoopis teised tingimused, aga sellest ma räägin ka. Nüüd, kui õpilased hakkavad seda testi ülesandeid seal lahendama, siis nad saavad seda järjekorda tegelikult varieerida. Et nad ei pea mitte lahendama selles järjekorras, et esimene, teine, kolmas ülesanne, vaid nad võivad selle testi sees liikuda ühe ülesande pealt teise peale ja valivad siis selle ülesande, mida nad hakkavad kõigepealt lahendama nii edasi. Selle juures on üks oht. Et kui nad hakkavad seal niimoodi siblima siia-sinna, siis võib jääda mõni ülesanne lahendamata. Pabertöö peale on juba hästi näha, eks ole.
kus on nagu lahendamata ülesanne, seal on ju tühi koht, eks ole, seal ei ole laps midagi kirjutanud. Siis elektroonilise töö puhul paistab üks ülesanne korraga ja ta ei näe seda enam siis, et kas tal on tehtud või ei ole tehtud, ta peab hakkama siis mitu korda seal niimoodi edasi-tagasi kerima. Ja mina seda nagu eraldi ei ütleks, et nii kui test avaneb, hakkab ta seda testi lahendama ja ongi kogu lugu, mitte midagi seal siblima eriti ei hakka. Noh, mõni avastab muidugi et on võimalik liikuda ühelt ülesandelt teisele ja siis tuleb seal mõningatele asjadele tähelepanu juhtida. Nüüd tehnilise poole pealt siis, kuna nüüd selles matemaatika taseme töös ei ole audiofaile ega videofaile, siis on nagu asi selles mõttes lihtsam, et arvuti klaviatuuriga peavad õpilased hakkama saama. Ja kui teil on näiteks läpakate klass, eks ole, arvutiklass koolis, eks ole, et siis on see puuteplaat, ühesõnaga, et seal hiirt ei pruugi jälle olla. Aga mina eelistaks ikkagi seda, et oleks arvutil hiir. Kuigi tõsi peab ütlema, et ega arvuti hiirega ka kõik lapsed enam sõbrad ei ole, sest et vaadake, nad kasutavad meil tavaliselt siis mobiiltelefoni, eks ole, ja siis tahvelarvutit. Et siis nad ju kogu selle, kõik operatsioonid teevad ju sõrme või siis digipliiatsi abil, eks ole. Et hiir on nagu natukene selline arhailine asi mõne lapse jaoks, aga seda me peame siis nagu eelnevalt enne seda tasemetöö toimumist siis võimaldama arvutiklassis 1 või 2 tundi seal teha, et ta saaks ka hiirega sõbraks siis. Nii, ja nüüd üks asi veel siis, et siin pole küll kirjas nüüd, et kalkulaatorit õpilane ei või kasutada, aga nii see on tegelikult. Et see on nagu selle läbiviimise juhendi juures kirjutatud, et kalkulaatori kasutamine ei ole lubatud. Küll võib aga siis õpilane lahendamisel kasutada abipaberit ja minu soovitus on selline, et andke igale õpilasele kätte siis A4 formaadis leht, et ta ei hakkaks mitte seal, kui hakkame tasemetööga pihta, et ta ei hakka mitte paberit otsima ja sõpradelt küsima ja vihikust lehti välja rebima, vaid anname eelnevalt, paneme laua peale A4 formaat lehe. Seda ta võib siis kasutada seal arvutamiseks ja kui töö saab läbi, siis selle lehe ta viskab prügikasti, et me ei korja neid kokku nende mustandi lehtedega ei ole meil mitte midagi peale hakata. Sest kuna meie ju neid töid ei paranda. Nüüd, see oli nagu siis üks pool. Nüüd see töödele siis registreerumine toimub siis üldiselt niimoodi, et kõik valimisse kuuluvad õpilased Harno registreerib ise ära, need tulevad siis automaatselt, nimekiri tekib. Ja nüüd, kui kool on otsustanud, et õpilased siis, kes valimisse ei kuulunud, aga nad teevad ka seda tasemetööd, siis need õpilased registreeritakse koolis ja tavaliselt teeb seda siis aineõpetaja. Et selle kohta annab teile juhendid juba siis kooli kas õppejuhataja või siis IT-spetsialist või on ta siis seal selle testi administraator. Testi administraatoriks üldiselt ei ole aineõpetaja. See võib olla küll niimoodi pisemates koolides, kus paralleelklasse pole, ongi üks klass, võib-olla seal 7-8 õpilasega näiteks. Ja ei olegi sellist inimest seal koolis olemas, eks ole, et siis jäävad need ülesanded võib-olla kõik selle aineõpetajale. Aga need juhendid on eraldi ja neid saab siis õppejuhataja käest või siis koolidirektori käest küsida. Et hakkab see registreerimine pihta siis nädal enne tasemetöö toimumist ja lõpeb ära 1 päev enne tasemetöö toimumist. Nii et seal tuleb aega hästi hoolega vaadata. Ja need lapsed tuleb siis ära registreerida, kui te olete otsustanud või kool on otsustanud, et kõik lapsed teevad tasemetöö. Kui seda otsust ei ole, siis ei pea te tegelikult mitte midagi tegema. Välja arvatud, kui te nüüd vaatate siin enne tasemetööd, siin on kõik see jutt kirjas, pärast te saate vaadata. Aga igale õpilasele siis genereeritakse testi parool. See tähendab seda, et selleks, et õpilane EIS-i sisse saaks, peab tal olema siis 2 arvu. Üks on tema isikukood ja teine on siis genereeritud parool, mis võib koostada tähtedest, numbritest ja erisümbolitest. Ja testi parooli saab iga aineõpetaja siis genereerida, saab luua. Ja see kehtib siis selle testi jaoks, et kui see õpilane peab tegema veel eesti keele testi või mingi muu ainetesti, siis see
parool, mille teie koostasite või lõite, selle teise testi jaoks enam ei sobi. Võib ka püsiparooli teha, aga noh, see siin nagu öeldakse ka, et ei ole nagu mõistlik. Nüüd paroolidega on niimoodi, et kui te olete nende asjadega kokku puutunud, siis on asi selge. Kui ei ole, et siis minu soovitus on teil jällegi selline, et kui te need paroolid teete, seal tulevad sellised nimekirjad, kus on siis õpilase nimi, tema isikukood ja siis see niinimetatud parool. Et andke need paroolid kätte tasemetöö toimumise päeval, see tähendab seda, et sel hetkel, kui need õpilased on tulnud arvutiklassi, nad peavad olema varem kohale tulnud, üks 5-10 minutit varem, et saaksid kõik need formaalsed asjad seal ära teha, arvutid tööle pandud, siis teil on valged lehed ära jagatud ilusasti ja siis annate kätte need paroolilehed. Mitte ei anna neid päev ega 2 ega 3 varem, sellepärast et lihtsalt alati te saate siis meeldiva üllatuse osaliseks, et osad õpilased on oma paroolid ära kaotanud. Kuigi te ütlete, pane see sinna vihiku vahele, ja siis ta ütleb, aga ma jätsin vihiku koju ja ühesõnaga, sealt tuleb selliseid tehnilisi teemasid, mida nagu saab vältida. Kui annate paroolid kätte sel hetkel, kui ta on tulnud arvutiklassi, siis see asi jääb kõik ära. Nii, see oli nagu siis enne tasemetööd. Nüüd, mis tasemetöö ajal, ja siin juhendid läbiviimiseks ja need te leiate Harno lehelt ka, et ma ei hakka nüüd seda küll tehnilist poolt siit rääkima. Et tasemetööd siis viivad läbi siis üldiselt testi administraatorid ja suuremates koolides tihti on ka kokku lepitud, et see tasemetööga nagu aineõpetaja otseselt kokku ei puutu. Mis on täiesti mõistlik. See tähendab seda, et aineõpetaja loomulikult võib seal kohal viibida, keegi teda ei keela. Aga mingisugust suhtlemist sellest hetkest, kui tasemetöö on alanud, kuni selle hetkeni, kui tasemetöö on lõppenud, aineõpetajal ühegi õpilasega kontakti ei ole. Väga lihtne põhjus, sest vaadake, tänapäeval võib alati õpetajad kohtusse kaevata ja kui õpetaja hakkab seal suhtlema või ühte või teist õpilast aitama, isegi kui on tehnilised küsimused, siis alati võib seda tõlgendada väga mitmel erineval viisil ja selle vältimiseks on kõige parem võimalus see, et õpetaja moondub selle tasemetöö ajaks mööbliesemeks, see tähendab seda, et ta on klassis, aga vaikivas olekus ja jumala eest, et ei ole sellist asja, et aineõpetaja seal käib ühe arvuti juures teise juurde või siis kolab seal klassis ringi, et sellist asja ei ole, et esimesest pingist või lauast ta kaugemale ei lähe, nii nagu eksamilgi. Et pärast ei oleks nagu pretensioone. Nüüd pärast tasemetööd, kui see tasemetöö on ära tehtud, siis seal on siis administraator, kooli administraator on selleks õppejuhataja või on siis tõesti volitatud selleks õpetaja siis, mis ei ole küll võib-olla kõige parem variant, aga ikkagi võib juhtuda nii. Ja siis täidetakse ära protokoll, seda ma näitan ka teile, kui see EIS-is siis. Ja see on pärast seda siis, kui kõik õpilased on tasemetöö lõpetanud. Et teil sel hetkel võib olla arvuti sees õpilaste nimekiri ja kui nad teevad tasemetööd, eks ole, siis on teil üks kiri seal ees ja kui ta on tasemetöö lõpetanud, see peab olema fikseeritud õpilase poolt, et ta lõpetab töö, mitte lihtsalt ei pane arvutit kinni ja kui ta paneb arvuti kinni ja tööd ei lõpeta, siis see aeg jääb edasi tiksuma. Selleks midagi halba ei juhtu otseselt, aga näitab võib-olla seda, et ei ole see töö kõige paremini seal organiseeritud. Nüüd elektrooniliste tasemetöödega peaks olema asi küll niimoodi. Minu loogika ütleb seda, et kui õpilane on vajutanud nupule saada ära, et siis samal hetkel või ütleme siis 2 millisekundi pärast peaks tal olema tulemused teada. Sest elektrooniline tasemetöö tähendab seda, et eriti kui ta on arvuti hinnatav, siis inimene sinna ju ei sekku. Et järelikult arvuti teeb selle töö ära, nii et tegelikult peaks olema nii, et kui õpilane vajutas saada ära, siis peaks tal tulema kohe ette tulemus, aga kahjuks seda küll ei ole. Nii ja mõnikord me oleme neid tasemetöö tulemusi oodanud nädal aega, mõnikord natuke vähem. Ja tuleb välja, et ikkagi, et inimene sinna sekkub
et kuigi on väidetud, et ülesanded on elektrooniliselt arvuti kontrollitavad, siis tegelikult ikkagi need vaadatakse veel üle. Ja kui nüüd on see tasemetöö ära toimunud ja on siis see kontrollimise protseduur ära tehtud, siis te saate aineõpetaja, kui te olete testiga seotud. Tähendab seda, et te peate olema EIS-is õpilasega seotud. Kui testi administraator teid testiga ei seo, siis te mingi tulemuse vaadata ei saa. No siis saab vaadata ainult testi administraator on selleks õppejuhataja, et siis te peate tema poole pöörduma ja siis saate need tulemused saab teada. Eelmise aasta, 2021 aasta testi järel ehk tasemetöö järel siis tuli selline tagasiside. Ma arvan, et see on teile tuttav lugu, ma korraks teile näitan. Iga õpilase kohta tuli selline leht siis idee poolest, mida oli võimalik siis PDF-ina kas välja trükkida või siis õpilasele lihtsalt meili peale saata. Ja tekst oli siis selline, et hea õpilane, õpilase nimi siia. Ma selle tagumise sodisin lihtsalt ära, et see ei ole meie jaoks nii tähtis praegu. Ja see tagasiside koosneb 2 osast. Nii. Ma arvan, et te olete sellega kursis. Arvutamise ja teisendamise oskus ja arusaamine matemaatika mõistetest ja nende kasutamise oskustest. Et selline tagasiside. No nüüd õpilane, kujutage nüüd ette, see 7. klassi poiss või tüdruk siis saab sellise faili ja ta nüüd loeb selle teksti läbi. Nii, järgnevalt selgitame täpsemalt, mida sa oskad ja mida pead veel õppima. Nii, ja nüüd vaadake, ma panen selle värgi siia ette teile. Oskad. Nii, 7. klassi laps loeb läbi. Ahaa, oskad teha tehted lihtmurdudega. Oskad teha seda. Mul on selline küsimus, et kuivõrd informatiivne see on. Mida see lapsele ütleb, kes laps nüüd lahendas ära nüüd tasemetöö ülesanded. Oskan arvutada 3-nurga ümbermõõtu. Tore, okei. Oskan siis leida arvust hariliku murruga määratud osa. Ma ei tea, kas 7. klassi lapsele see lause ütleb midagi. No ja küll, nüüd ütleme see, mida ta oskab, eks ole, see ei olegi nii võib-olla tähtis, aga hullem on see, mida ta peab õppima veel peaks. Tehteid segaarvude ja 10 murdudega. Tore, laps loeb selle läbi. Nüüd tekib omaette küsimus, aga mida ta siis tegema peab? No pean veel õppima. Aga mis viisil, kuidas ma selle õppima pean, kes selle õppimise organiseerib ja nii edasi. Tehete järjekorda peab õppima. Korrutamist, jagamist järguühikuga. Mõne lapse jaoks see sõna järguühik on juba kosmos. Nii, protsendi leidmist tervikust. Aga siis ta mõtleb, mis asja, protsendi leidmist tervikust pean õppima, aga oskan hariliku murruga määratud osa, et midagi ma oskan ja midagi ma ei oska, mis värk nüüd on ja mida ma ikkagi tegema peaks. Nii et mina tahan öelda seda, et selline tagasiside on ausalt öeldes väga kaheldava väärtusega ja sellesse informatsiooni nüüd, kasuliku informatsiooni lapse jaoks nüüd küll ei ole. Ja kuna nüüd iga laps saab sellise, vastavalt oma töö tulemuste järgi siis genereeritud sellise tagasiside, siis üldiselt on ka kõikide õpilaste erinev, nii et õpetajal on see väga keeruline orienteeruda, aga sinna me jõuame. Ja nüüd see teine osa siis, vaadake, siin oli öeldud arusaamine matemaatika mõistetest ja kasutamise oskusest. Ja siia tuleb siis selline osa. Ja nüüd see õpilane X, kes on seal niimoodi, tema ei oska mitte midagi. Vähemalt siin ei ole kirjas. Kas ta nüüd saab aru, et ta on siis ilma oskusteta või ei tea. Ja mida peab õppima siis? Tekstülesannete lahendamist, teksti mõistmist, lahendusplaani koostamist, elluviimist. Ja kui te nüüd panete tähele, siis geomeetria tekstülesannete puhul on täpselt sama tekst. Nii et tekstülesannetega ilmselt sellel lapsel on probleemi. Kolmnurkade liigitamist. Info on väga selline pinnapealne, sellepärast, et liigitamist mille järgi? Külgede järgi, nurkade järgi. Ei tea, et siis peaks kogu selle värgi üle vaatama. Aga et oskuste juures, et oskad midagi ei ole, ma ei tea, kas siis
kas see just päris objektiivne on, jah, aga olgu peale. Vot sellise tagasiside saab iga õpilane. Mina ütlen, ja mina käitusin eelmine aasta niiviisi, et mina seda faili õpilastele ei saatnud. Ma pidasin seda täiesti mõttetuks, sellepärast, et ma saadan igale õpilasele siis sellise nii-öelda tagasiside, millest tema tegelikult mitte mingit infot ei saa. Ja see on täiesti tarbetu. Ma veel vähem, et ma trükiks selle paberi peal välja ja siis jagaks kätte ja siis saab isale emale näidata. Ja need isa ema ka vaevalt need aru saavad, et kui juba matemaatikaõpetaja on nii vähe arenenud, et ei saa aru, siis vaevalt need isa ema paremini aru saavad. Aga nii on. Ja nüüd õpetaja tagasiside. Te olete ilmselt sellega kursis, kes eelmine aasta tasemetööd seal organiseeris tegi. See õpetajate raport tuleb siis selline. Siin on nüüd kogu see gemüüse siis ühte kokku pandud, 40 õpilast seda tööd tegid. Keskmine lahendusaeg, 39 minutit ja küll see on selline surnud info, et ta said tehtud õigeaegselt, ütleme niimoodi, et ei mõnel ei aega üle, mõnel ei puudu, ilmselt 39 keskmine. Ja siin tuleb nüüd hästi pikk loend. Ja siia tulevad õpilaste arvud, aga ma neid arve siia lihtsalt ei ole juurde pannud. Ja tuleb hästi pikk selline loend ja kui te nüüd panete tähele, siin on lause punasega ja rohelisega on selle lause eitus. Ehk siis vastupidi, et on rohelisega lause ja punasega siis selle lause eitus. Ja siin on siis neid lausete paare siis päris palju ja sõltuvalt sellest, et kui palju siis õpilane punkte sealt ülesandes sai, võib tulla see tagasiside tal siis kas punane või roheline. Nii et kui ta saab seal maksimumpunkti kätte, siis järelikult arvuti reageerib siis nii, et ta oskab teha segaarvude 10 murdudega tehteid. Ja kui ta sealt saab vähe punkte, siis ta saab selle punase. Ja kõikide nende ülesannete juures on siis, valitakse siis 1-2 sellest tagasiside lausest ühesõnaga. Et see loogika on seal siis selle testil selline, et need laused on valmis tehtud, neid on mingisugune teatav hulk ja need laused on koostanud siis kas testi koostaja või on need varem siis juba valmis tehtud ja siis arvuti vastavalt punktidele ja siis valib sealt välja. Et need on standard. Nii. Ja siia siis selle teise osa kohta nüüd tulevad siis täpselt samad asjad, eks ole, et näete, aritmeetika tekstülesanded, geomeetria tekstülesanded, nurgad ja rohkem ei olegi mitte midagi matemaatika mõistetest, aga kas ta näiteks ringjoone pikkuse või arvu pi tähenduses saab aru sisuliselt või ei saa, või ta arvabki, et arv pi on 3,14. Sellest pole siin poolt sõna, nii et see on hästi selline, ütleme niimoodi, poolik lugu. Õigemini siin on ainult mõned sellised võib-olla siis valdkonnad, tekstülesanded ja nurkade liigitamine, rohkem pole midagi. Et miks nii? Et omaette küsimus. Aga selline see vähemalt on ja seda me muuta kuidagi ei saa. Nüüd, kas sellele tasub tähelepanu pöörata? Ma näitan seda reaalse selle ühe testi pealt, et te võite sellele tähelepanu pöörata, aga võite ka mitte pöörata. Ja koolide kaupa või kooliti on ju ka, ütleme, suhtumine nendesse tasemetöödesse väga erinev, et siin mõned kolleegid on mulle öelnud, et kui neil see tasemetöö läheb nagu natukene kehvasti, ütleme niimoodi, et alla riigi keskmist või mida iganes, siis võivad nad seal pahandada saada kooli juhtkonna poolt ja küsitakse, et mida te selle lastega siis tegite, et näete isegi alla riigi keskmist on meie tulemus. Ja mõnes koolis muidugi suhtutakse asjasse, ma ütleksin normaalselt, selles mõttes, et klassid ongi erinevad, ja paralleelklassid on erinevad, ja see, millised lapsed sinna valimisse satuvad, eks ole, on ju ka tegelikult, eks ole, niimoodi nagu jumal juhatab, et ma võin oma käest öelda, et ühel aastal sattusid mulle valimisse klassi võib-olla peaaegu kõige tublimad lapsed ja järgmisel aastal sattusid siis sellised, eks ole, kes siis võib-olla kuulusid sinna saba otsa niimoodi
noh, loomulikult olid tulemused kardinaalselt erinevad, eks ole, aga noh, meie kooli juhtkond võtab neid asju siiski adekvaatselt, et aga igas koolis ei pruugi muidugi niimoodi olla. Aga noh, matemaatikaõpetajale turja hüpata eriti ükski koolijuht praegusel hetkel ei söanda, sellepärast et kui talle mingi asi ei meeldi, siis ma võin selle klassi võtme talle laua peale jätta ja öelda, et homme läheb ise klassi, et kui talle see variant sobib, noh siis lasku käia. Nii, aga noh, see oli rohkem selline kommentaar siia juurde. Et loomulikult, kui nüüd ühes koolis on aastaid järjest, on tulemus ikkagi väga niru, noh, et siis ilmselt on see õppelehata tegemata töö. Et seal klassis ilmselt selle aineõpetusega on mingisugused tõsised probleemid. Vaevalt, et nüüd üks kool koosneb ainult nõrkadest õpilastest, aga noh, siin on variandid väga erinevad, nii et ma ei hakka nagu siin spekuleerima. Nii, ja mida te peate kindlasti teadma, on siis tasemetöö erisused nüüd erivajadustega õpilastega. Meil need erivajadusega õpilasi järjest tuleb juurde. Küll on ühesugused erivajadused ja küll on teistsugused erivajadused ja aineõpetajana ma ausalt öeldes ei tahagi neid erivajadusi nagu väga eriti teada, sellepärast et mida vähem ma tean, seda rahulikum on uni. Ja mul selline info, mis on tegelikult müra, ei olegi, kui on tervislikud teemad, meditsiinilised teemad, siis aineõpetajana mina peaks neid teadma. Et kui see õpilane kukub mul tunnis kokku, et mul on vähemalt üldine info olemas, et tal on, kas näiteks on ta epilepsia või on tal mingisugune teine teema. No loomulikult on see info ju konfidentsiaalne, et siin ei ole mingi plägutamise teema ega õpetajate toa kohvilaua teema. Aga noh, et aineõpetajana ma oskaks ikkagi adekvaatselt reageerida. Kui on nüüd mingid käitumishälvikud ja mingid muud sellised tegelased, noh, seal need paistavad välja. Nii et, aga nende HEV lastega tegeleb ju üldiselt koolis siis HEV koordinaator, eks ole, ja tema peab olema siis kursis ja milliseid erisusi siis rakendatakse, see on ka siin pärast, te saate selle faili ka, te saate vaadata, me hakkasin üle lugema täpselt. Et mis võib olla niimoodi, võib olla teil klassis näiteks selliseid õpilasi, noh, kelle puhul me ütleme lihtsamalt niimoodi, et ta on oluliselt teistest aeglasem. Siis sellistele õpilastele võib anda, siin on nüüd koolidirektor võib, seda ei otsusta kooli mitte matemaatikaõpetaja, vaid sellel lapsel peavad olema mingisugused paberid, et ta on HEV laps, eks selle HEV koordinaator peab seda teadma ja siis võib temaga teha selliseid figureid, siis ühesõnaga, aga see on kooli juhtkonna, siis koolidirektori määrata põhimõtteliselt. Ja need märgitakse kõik ära pärast sinna protokolli, testi protokolli, kui on mingi HEV. No ühesõnaga, talle antakse lisaaega. Tasemetöö viiakse läbi eraldi ruumis. No kõik need asjad ei käi mitte matemaatika tasemetöö kohta, vaid siin kogu see loend on kõikide tasemetöö kohta. Et kui tal on nüüd siis nägemispuue või on tal lugemishäire, noh, ühesõnaga see düsleksia või tegelikult düskalkuulia peaks ka siin olema, aga noh, sellega Eesti Vabariigis keegi ei tegele eriti. Kuulmispuue ei lähe nüüd arvesse, sest et ta ei pea midagi kuulama. Abivalemitega teema, kes tohib kasutada, kes ei tohi, aga 6. klassi tasemetöös seda põhimõtteliselt ju ei ole. Et pole ka valemeid seal. Siis, noh, siin on nüüd öeldud, et seletada siis see teksti täpsemalt ja põhjalikumalt, aga siis te saate aru, et siis see tasemetöö peab olema läbi viidud eraldi ruumis. Nii et need õpilased siis, kellel hakatakse midagi seal seletama või midagi tehakse, mis võib teiste õpilaste tööd oluliselt häirida, et need ei saa samas ruumis seda tööd loomulikult teha. No ja siin veel see viipekeele tõlk ka, aga see ei puuduta jälle matemaatika tasemetööd. Minu õpilastest on
olnud selliseid, kellele rakendatakse eritingimusi, aga need on olnud tekkinud täiesti ootamatult eritingimused nii siis tasemetööl kui ka siis 9. klassi lõpueksamil. Ja need on tekkinud traumade tõttu. See tähendab seda, et kui siin septembris tulevad lapsed kooli, eks ole, siis nad sõidavad oma ruladega veel ja tõuksidega ja jumal teab millega. Ja nad suudavad ikka ennast puruks kukkuda. Ja nüüd, kui on selline lugu, et näiteks see laps murrab käeluu seal ja ta ei saa siis oma vastuseid ise sinna arvutisse sisestada, siis tal ilmselt peab olema mingi tugiisik, kellele siis õpilane ütleb ette ja siis see tugiisik siis sisestab need vastused siis sinna arvutisse ja niimoodi see tasemetöö siis saab tehtud. Nüüd ja ka 9. klassi lõpueksamil on selline variant olnud, kus siis õpilane suuliselt ütleb, et mida siis see tugiisik peab kirjutama. Ja selline triviaalne eeldus on muidugi jällegi see, et see tugiisik ei ole siis mitte matemaatikaõpetaja. Et kui matemaatikaõpetaja kuuleb mingit erilist rumalust, eks ole, lapse suust, et siis ta võib-olla hangesti tahaks õige vastuse kirjutada ja ei ole nõus kirjutama seda jama. Aga kui seal on mõni teine õpetaja, siis kes võib-olla ei süvene ülesande teksti nii väga ja ei vaata ja on nõus kirjutama kõik, mis laps aga suust välja ajab, et siis oleks see nagu objektiivsem vähemalt. Aga ühesõnaga, ja siis peate vaatama ka, mis tingimustel on võimalik neid eritingimusi rakendada. Ja siin mingit taotlemist ei ole ja siin on näete kooli direktori otsusel ja märgitakse siis see lugu siis kõik sinna eisi ja kogu lugu ja rohkem midagi. Kui teil on nüüd lõkklapsed, neid võib ka olla, siis nemad tasemetööd tegema ei pea. Nii et see juba käib neil üle mõistuse ja siin on siis nagu öeldud, et lihtsustatud õppekava järgi õppiv laps ei pea tegema. Tihti küsitakse, kas väikeklasside õpilased peavad tegema. Tähendab, ka väikeklass ei ole mingi erisoodustus, vaid see on lihtsalt üks õppimise vorm lihtsalt, et mingil põhjusel seda last ei saa seal suures klassis pidada. Ja siis, kui tal lõkk ei ole rakendatud, siis ta teeb tasemetöö täpselt nii nagu kõik teised õpilased. Kas ta teeb seda nüüd siis selle suure klassiga koos või teeb ta siis eraldi, see lepitakse juba eraldi kokku siis, aga kui ta näiteks on mingi käitumishälvik ja ta võib hakata selle oluliselt tasemetööd või teisi õpilasi häirima, et siis loomulikult teda seal selles suurde klassiruumi ei saa lubada ja tal tuleb võimaldada seda tasemetööd teha siis jällegi väikeklassi tingimustes lihtsalt. Nii, selline lugu, mida peaks siis nagu teadma. Nii, ma nüüd teen väikese pausi, küsin, et kas kellelgi on vahepeal küsimusi või kommentaare? Tundub, et ei ole vist. Et julgelt võib küsida, sellepärast, et kui ma oskan vastata, siis ma vastan ja kui ma ei oska, siis tuleb välja uurida mõned asjad lihtsalt, et ega ma nüüd ei ole ka tarkade klubist, et ma nüüd kõike asju tean. Nii, aga jah. Et selline küsimus, et kui õpilane tuleb mujalt koolis, kas ma aineõpetajana olen kindel, et ta on seal Eesti nimekirjas juba olemas automaatselt? Tähendab selleks ajaks, kui see tasemetöö toimub, vaadake, seal oli 19 kuni, jah. Selleks ajaks peab ta olema. Tähendab, nimekirjad lähevad lukku 5. septembri seisuga. Et õpilased kantakse, selle teeb tavaliselt koolisekretär. Et see õpilane peab olema kantud teie õpilaste sinna nimekirja. Jaa. Aga ütlen veel kord, et sellepärast ei pea aineõpetaja muretsema. Kui nüüd selgub mingil põhjusel, et õpilane on õpilaste nimekirja kandmata, siis hakkavad pead lendama, aga mitte matemaatikaõpetaja. Nii et ühesõnaga, tegelikult selleks ajaks peab olema õpilane juba märgitud sinna. Minu vastus on selline, sest ma tean, et 5. septembri seisuga fikseeritakse ära koolide õpilaste nimekirjad.
Aga see selgub kohe teil ja kui seal mingi anomaalia on, siis vaadake, kuna need nimekirjad tulevad avalikuks seal 4-5 päeva enne tasemetöö toimumist, eks ole, siis te saate tegelikult ise üle vaadata kohe, et kas teil on tegelikult seal on valim muidugi, aga te saate vaadata tervet klassi, et kas kõik õpilased on seal nimekirjas olemas. Igal juhul ma pean ütlema, et mul ei ole sellist juhtumit kunagi olnud, et mul oleks klassis õpilane, keda ei ole nimekirjas. Aga see variant ei ole välistatud, et võib tõesti olla niimoodi. Vot selline minu vastus selle asja kohta. Nüüd, kuna ma enne ütlesin, eks ole, et tasemetöödega on lugu niimoodi, et seda EIS-iga elektroonilist tasemetööd kõik õpilased ei ole üldse võib-olla teinud kunagi ja nende jaoks see EIS on täiesti võõras asi, siis meie ülesanne, aineõpetaja ülesanne on selle EIS-iga ikkagi õpilast nii palju tutvustada, et see laps oleks võimeline seda tasemetööd tegema. Ja nüüd ma siis näitan teile neid asju, mida iga aineõpetaja saab ise teha. Nii et see on teil seal paberi peal pärast olemas kõik, aga ma nüüd vahetan ekraani pilti ja ma lähen üldse EIS-i. Nii et kui teil on olemas võimalus EIS-i minna, kui te olete nüüd arvuti taga ise, eks ole, kus te loomulikult olete, aga teil on võimalik ka EIS-i sisse logida, siis te võite seda kõik kaasa teha. Nii, nüüd selleks, et EIS-i minna, ma loodan, et see Firefoxi ekraani pilt tuli teile ette praegu. Ma nagu jagasin ekraani ära, ma loodan, et see on õige pilt ees. Ja nüüd ma panen siis selle aadressi. EIS EKK.edu.ee. Nii et see peaks siin üleval nüüd ilusasti paistma, ma seda suuremaks siin tegema ei hakka, nii et eis.ekk.edu.ee. Ja kui on see aadress ära pandud, siis tuleb teil ette selline leht, et ega ma nüüd väga palju ootama siin selles mõttes ei hakka, et kui mõni inimene siin sisse ei logi näiteks, et siis ta ei logi ja lihtsalt ega midagi ei juhtu, et siis vaadake lihtsalt seda värki, mis mul siin ekraani peal on. Nüüd tuleb siis järgmine asi kohe, et mina login sisse. Nii, ja login sisse ja õpilased logivad ju tegelikult ka sisse, sest muidu ilma sisse logimata ei saa ju isikut kindlaks teha. Ja õpilased siis sisestavad siin, eks ole, näete, mis asja, oma isikukoodi, mille te annate, selles lehe annate lapse kätte ja parool. Nii et laps sisestab siia isikukoodi ja parool. Mina sisenen Smart ID-ga ja praegu mul on telefon siin laua peal. Telefon õpilastel ei tohi olla laua peal, sellepärast et sealt ta võib kasutada siis igasugust abimaterjali, nii et selles mõttes on nagu see keelatud. Nii, ja panen oma isikukoodi. Nii, see ei ole konfidentsiaalne, selles mõttes ma siin põdema väga ei hakka, keegi näeb mu isikukoodi ja panen jätka. Nii, ja nüüd tuleb siis ette selline asi, et ma pean siis Smart ID-ga nüüd ära kinnitama selle 6078. Teil tuleb mingisugune teine sinna või lähete ID-kaardiga, aga mina olen harjunud siis Smart ID-ga. Nii, ja tuleb selline leht, ta ütleb ära, näete, et mina olen Allar Veelmaa, keskkonnamatemaatика õpetaja. Lihtsalt õpetaja, jah. Nii, ja kui ma lähen siia tsentraalse testi peale, vot see on nüüd see koht oluline siis teile, kui see test on ära toimunud. Kui õpilased on tasemetöö ära teinud, vajutate siia peale ja testi sooritajate määramine on enne ära toimunud. Selle te teete enne ära, kui tasemetöö toimub. Juhul, kui te panete need õpilased ka testi tegema, kes siis tegelikult valimis ei ole. Sest et osa õpilasi on ju siis juba sinna pandud, eks ole. Ja nüüd me hakkame vaatama ainult ühte asja, see on tulemused. Test on ära tehtud, testi protokoll on ära koostatud, eks ole, seda teie ei teinud, testi läbiviimine, seda teie ei pea tegema. Või kui peate, siis teete ära. Eelnevalt siis, kui testi tegemine. Aga tulemused. Vajutan tulemuste peale. Ahaa. Näete, mul tuleb ette siia tasemetöö tähis
matemaatika teise astme tasemetöö, kooliastme tasemetöö, see 7. klass 2021, eelmine aasta. Ja kui ma siia peale vajutan, siis tulevad siia ette nimed. Nii, need nimed ei ütle teile mitte midagi. Ja noh, ühesõnaga, need õpilased, kes puudusid koolist sellel päeval, on siis määritud koolist. Noh, siin võis olla juba, kuna puudujaid on päris palju, et see küll ei ole see klass, keda mina, siin on 7A, 7B ja 7C, 3 klassi on. Ühte klassi õpetasin mina, 2 ei õpetanud, aga see ei olegi tähtis praegu. Ja kuna ma olin nagu see kontaktisikuks pandud sinna kõikidele, siis ma näen kõiki andmeid. Sooritamise aeg, näete. Ja siin mõned läksid nüüd, eks ole, täpselt niimoodi piiri peal lõpetas 45 minutit. 46 ei ole kellelgi. Järelikult test on siis läbi viidud korrektselt, see tähendab seda, et ei ole kellelgi. Mõned lõpetasid suhteliselt vara. No näete, 26 minutit ja testi olek on siis tehtud. See tähendab seda, et ta on korralikult selle siis sulgenud, selle testi. Noh, nii, kogu lugu. Gruppide tulemused, osalejate tulemused. Gruppide tulemused tulevad siia ette siis, näete, keskkool, 7. A-klass, sooritajad nii palju, sooritajad nii palju, sooritajad nii palju, keskmine aeg, 0 punkti saajate arv, no ei olnud neid ja maksimaalse punkti saajad ei olnud ka siis. Ja siia tuleb siis see üldine statistika, Harju maakond. Nii, ja siis Eesti keskmine, noh näete, et Eesti keskmine, eks ole, siis oli 42 maksimumpunktide saajate, minimaalselt oli siis 3, eks ole. Noh, võta siis kinni, et mis see nüüd see info meile annab. Nii, ja nüüd osalejate tulemused. Vaat nii, ja siit võite nüüd siis valida mingi suvalise klassi, ma võtan siis näiteks selle 7B, võib ka 3 tükki kõik võtta. Ja siit saate nüüd, näete, lõpetatud tööde arv ja see on see õpetajate tagasiside. Ja vaat siin on nüüd arvud. Nii et kui te olete aineõpetaja, siis te saate sellise tagasiside ja nüüd, mida te sellega peale hakkate, selle kohta ei oska mina mitte midagi öelda. Päris tõsiselt ei oska, sellepärast, et no vaadake, mul on siin mis asi, 13 õpilast, lõpetatud tööde arv. Nii, ma sain sellise tagasiside. Teab ja tunneb matemaatika mõisteid, arvutamis ja teisendamise oskus on väga hea. Ma võin vaadata, kes need lapsed olid. 2 tükki, lähen siia peale, näete, Armine Matvei, okei. Teab ja nüüd on see kollane. Kollane on siin, noh, et ütleme niimoodi, et ta on mitte halb, jah. Ja siis on mingisugused 2 tegelast, kellel on asi ka päris kehva vist, jah. Artjom ja Martin, no okei. Nii, ei saa nagu aru. Noh, kas see peaks tulema minu jaoks nagu üllatusena? No ilmselt mitte, eks ma tean isegi, et see üks või teine seal ilmselt ongi siis natuke sellised tegelased, kellega tuleb siis täiendavat tööd teha. Nüüd, tore. Nüüd ma tahan siis teada, kes peab veel lihtmurdudega tehtid õppima. Nii, vaatan. Näete, aga hoopis teised nimed tulid. Jah, ei olnud need, kes siin olid. Nii, kes peab tehet järjekorda õppima? Tulevad mingid nimed. Kes peab õppima protsendi leidmist tervikust? Tulevad need nimed. Kes ei pea õppima? Oskab leida. Näete, tulevad need. Aga see Karoliina kusagil, näete, siin oli ta roheline, siin on ta kusagil mingi punane ja nii edasi. Nii et kui pingsalt nüüd aineõpetaja seda neid tulemusi nüüd siin vaatab, eks ole, kui palju ta siin üllatub, noh, ma ei oska öelda seda ausalt, et see sõltub õpetajast, kui hästi ta seda neid õpilasi tunneb. Aga nagu ma enne ütlesin, et kui te olete selle 7. klassi saanud issanda kingitusena nüüd sel sügisel, eks ole, siis teil ju igasugune info selle kohta puudub. Ja noh, vaevalt selle 2 nädalaga või 2,5 nädalaga neid õpilasigi veel nii nimepidi kõiki tunnete seal, kui on väga suur klass. Et siis see info on selline, noh, mitte midagi ütlev. Aga kui on läbivalt punane, eks ole, et nagu siin oli 2 õpilast, kes tõenäoliselt ei saa maailma asjadest adekvaatselt aru, et kus nad on ja miks nad on.
et siis on muidugi natukene võib-olla siis taustainfot, et noh, nende tegelastega peab hakkama vaeva nägemas. Nii et selline see lugu siit tuleb ja siis see tagasi, noh, nii saab aru mõistetest, noh, üks õpilane saab aru. Nii, enamasti saab aru. Siis on neid, kes, noh, jah, ei tea, saa midagi aru. Nii et tulevad sellised, ja siin on jällegi siis täpselt see sama lugu, ma ütlesin, et see on väga poolik tagasiside, et ainult tekst, aritmeetika tekstülesanded, geomeetria tekstülesanded ja nurkade liigitamine, et rohkem. No, ilmselt neid ülesande liike see rohkem ei olnudki. Nii, vot selline on see tagasiside ja siis see on nüüd õpetaja raport, eks ole. Ja kui te nüüd võtate siit, eks ole, siis nende tööde ja noh, näete, kes siin oli, keskmine, siin on nimed antud. Ja kõikide siis õpilaste kohta te võite saada siis ka näiteks, noh, võtate selle 7. B-klassi näiteks. Ja siin on siis nii, et võib ka saada õpilaste kohta siis osalejad. Nii, võtate siit ühe osaleja ja nüüd tuleb see tagasiside õpilase kohta, näete siin mingisugune, kuna seal on nimed ka reaalselt, siis ma väga pikalt seda ees hoia. Et see tagasiside on, näete, saada tulemused õpilasele, võt nüüd idee poolest, kui sinna vajutada, siis need tulemused peaksid minema, iga õpilase tulemus peaks minema siis konkreetsele õpilasele, nii et tema saab seda vaadata, siis nagu ma enne teile rääkisin, mida ta selle tagasisidega pihta hakkab, seda mina ei tea. Et tõenäoliselt ei hakka midagi pihta. Ta võib-olla ei vaatagi, võib-olla vaatab. Aga palju sealt infot nüüd on raske öelda. Ja noh, loomulikult kooli juhtkond näeb neid asju nii klasside kaupa kui ka kogu seda kompaktset tagasisidet siis. Et selline lugu siin on. Kas keegi tahab selle kohta küsida? Ei saanud aru praegu. Kui ma panen 8. klassis Nii, aga olgu, lähme edasi. Et see oli nüüd selline lugu ja nüüd ma siis teen lahti oma töölaua, olen siin. Ja kui ma nüüd tahan vaadata neid varasemaid tasemetöid, mida ma saan õpilastele näidata, et selleks, et saaks harjutada neid asju. Näete, kui te lähete minu töölaua peale, kellel on praegu konkreetselt lahti see asi, siis need töölaua pildid on loomulikult meil kõigil erinevad. Õpilaste rühmad, teil võib olla seal rohkem kui mul, aga võib olla vähem kui mul. Nii, minu töökogumik, võib-olla teil pole seal ühtegi ülesannet, võib-olla teil on seal 100 ülesannet, jumal teab, eks ole, mul on siin igasugune pandud siia mingi ports ülesandeid. Nii, ja kuidas neid ülesandeid saab nüüd otsida? Neid saab otsida siit siis e-kogudest. Need on siis elektrooniliste ülesannete kogud. No, õppeaineks võiks jääda siin ikkagi matemaatika, muidu me saame siin jumal teab mida. Keeleoskuse taset me ei pea võtma ja kooliaste võiks olla siis teine kooliaste. Ja panen otsi. Nii. Vaatame, mis ta mulle siis viskab siia ette, viskab mingisuguseid huvitavad asju. Protsentülesandeid ja tasandised kujundid ja neid loomulikult kõiki saab vaadata. No, tasandised kujundid 6. klass. Näete, 44 ülesannet, 1 test. Et kui te nüüd avate siin ülesanded, no näete, kõrgus 1, haara ja aluse leidmine. Nii, aga ma praegu selle peale hea meelega ei läheks. Nüüd ma võtan testid. No, need on siis järelikult juba koosnevad rohkematest ülesandetest rohkem kui 1 küsimus. Testiliik tasemetöö, mida siit te saate valida. Näete, diagnostiline test, eeltest. No ja siin bla bla bla, niimoodi need lähevad siin tasemetöö. Matemaatika õppeaine, teine kooliaste. Nii, okei. Ja näete, valin matemaatika 6. klass, tasemetöö 2018. Kui te panete tähele, siis täpselt paberi peal oli teil täpselt sama pilt, aga
see on nüüd see koht, mida ma soovitan teil niimoodi siis kasutada siin tasemetööks ettevalmistamisel, et see on nüüd see asi, mida kõik lapsed idee poolest saavad arvutis ise läbi teha. Aga alguses, kuna siin on selliseid tehnilisi nüansse, siis on mõistlik teha niimoodi, ma olen tavaliselt teinud nii, et siis ma näitan klassis projektoriga seina peale, räägin kõikide ülesannete juures ära, et milliste asjadega, milliste selliste erisustega võib seal kokku puutuda, et tasemetöö tegemisel enam neid küsimusi nagu õhku ei kerkiks või üles ei tuleks. Nii, teen lahti selle, vajutasin selle tasemetöö ja panen siit eelvaade. Aha, tuleb mul 2018 aastat tasemetöö esimene ülesanne. Ja nii nagu ma teile enne rääkisin, et võib liikuda, õpilane võib, tal tuleb siia ülesanne 1, ülesanne 2 kuni ülesanne 8. Mitu punkti ta saab, siin tal öeldakse ka, et maksimum võimalik saada 4 punkti selle ülesande eest. Ja siia kirjutab ta siis vastused, aga ta võib ju vabalt liikuda, näete. Hops, ta hüppab 4. ülesande juurde, nüüd ta hüppab 7. juurde. Et seda ma ei propageeriks, nagu ma enne ütlesin, et vastasel juhul võib jääda selline asi, et kusagil teeb midagi tegemata. Nii, ma lähen nüüd esimese ülesande juurde ja võt siin alati teen natuke suuremaks selle pildi. Tekivad sellised küsimused, et kuidas vastust sisestada. Pange nüüd tähele, esimene ülesanne on öeldud arvuta peast. No ja võt nüüd mul on selline õel küsimus nüüd, et kuidas te garanteerite seda, et õpilane arvutab peast, mitte ei kasuta paberit? Paber on tal ju laua peal ja kirjutusvahend ka. Ei garanteerigi. Just. Absoluutselt. Ei maksa hakata üldse võtma ülesandeid endale, mida me ei suuda täita. Tähendab, ei olegi vaja. Sellepärast, et mina muidugi hea meelega oleks selle ülesande natuke teistmoodi sõnastanud, et lihtsalt arvuta. No ja kuidas ta arvutab, see on tema enda asi siis. Aga me ei suuda seda tõesti garanteerida, et ta peast ei arvuta ja veel vähem hakkame pärast vaatama mustandi lehe pealt, et kas ta nüüd arvutas või ei arvutanud ja kui arvutas kirjalikult, et siis hakkame käsi väänama. Et ei pea õpetaja võtma endale Gestapo ülesanded, et las olla see ülesanne täpselt nii, nagu on. Aga nüüd vastused. Kõigepealt esimene küsimus, kui õpilane on rohkem arvuti kokku puutunud, siis tal võib tekkida esimene küsimus, et näete, kui ta klõpsab siin, ükskõik millisel vastuse lahtril, siis tuleb tal ette selline lugu siin. Mingisugune märk, mille kohta ei oska midagi öelda, ei tea, mis märk see siit on, eks ole. See peaks olema siis murd, see peaks olema tühistamine. Tähendab seda, et kui ma panen 30-45 ja vajutan siia, siis ta ei läinud küll kuhugi, aga võtan lihtsalt märgin ära ja võtan nool vasakule, siis ta igal juhul kustutab selle vastuse sealt ära. Et see saab siis uuesti panna. Koma ja murruklav. Ja nüüd võib tekkida lapsel esimene küsimus, et okei, ta arvutab selle ära. Kas vastus peab olema kirja pandud hariliku murruna või 10 murru? Nagu esimene küsimus, jah. Tegelikult on ju mõlemad variandid võimalikud, eks ole. Aga kas õpetaja nüüd oskab öelda või ei oska, sest tegelikult ju siin kirjuta vastus ja siin pole mitte midagi öeldud selle vastuse kuju kohta. Arvutame see ära. 1,285 lahutame siis ära ilusasti 3/5 ehk 0,6 lahutab ära, saame 1,25. 1,25, võin kirjutada 1,25. Teine võimalus, mida tegelikult arvutite puhul, kui te vaatate taskuarvuti puhul, tuleb ju 1,25, eks ole. Arvutis on ju, omaks on ju 10 punkt. Teil on kohe küsimus, et kas ma võin seda punkti kasutada või ei tohi, sest nagu loogiline oleks, et võiks ju tegelikult. Ja sama hästi tekib küsimus, aga kas ma võin ka panna 1 terve ja 1/4? Et 1,25, näete, kirjutasin ühe ära, 1 terve ja 1/4.
üks terve, üks neljandik, jah. Noh, ja nüüd muidugi tekib veel üks küsimus, aga kas ma võiks kirjutada 5 neljandikku? Ja noh, siin muidugi matemaatikaõpetajad siin jagunevad 2 leeri, et kusagilt on meelde jäänud mingisugusest X ajast, et liigmurrulist vastust olla ei tohi. Noh, tegelikult ei ole see tõsi, võib küll olla, aga et kusagil on sellised kirjutamata reeglid, et me liigmurrulist vastust ei jäta, aga tõsi, siin ei ole küll selle kohta poolt sõna öeldud. Et tegelikult ka vastus 5 neljandikku peaks olema õige. Ainult, et loomulikult testi koostaja ei pruugi seda lugeda õigeks, eks ole, aga noh, vot siin ongi nüüd see asi, et mida testi koostaja siis peab õigeks ja mida ei pea. Aga ma jätan meelega praegu siia õige vastuse, aga mitte korrektselt võib-olla siis ütleme, noh, põhikooli mõttes, et kui me ikkagi ütleme õpilasele, et kuulge, et lepime nii kokku, et me liigmurrulisi vastuseid ei jäta, et jätame siis terved ja murdosad ehk siis segaarvuna või siis kirjutame kümnendmurruna, no kui võimalik on, jah. Selle liigmurru kohta, noh, ma pean nii palju ütlema, et mul tuli kunagi üks õpilane siin 2 aastat tagasi 10. klassi, ta tuli Prantsusmaalt, et polnud liigmurdu näinudki, sest Prantsuse õpikutes liigmurdu lihtsalt ei ole, sellist mõistetki neil ei ole. Mul oli natuke vaja siis talle seda asja seletada, noh, tõsi, gümnaasiumis eriti palju neid liigmurde ei ole. Või noh, liigmurde on, aga segaarv ei ole. Ja õpilane gümnaasiumis võib vabalt kirjutada. Aga vaatame pärast, eks me näeme, mis arvuti ütleb selle kohta. Nii, noh, ma teen selle arvutuse siin ära, 4/4, panen kohe siia vastus 5. Nii, nüüd teeb ära selle arvutamise, näete, 10 lahutab, 10 korrutab 4,1 võtab maha, eks ole. Noh, paneb siin vastuse, noh, võib-olla eksib, võib-olla paneb õigesti, noh, paneb näiteks 37,9. Noh, oletame niimoodi, jah. Nii, ja nüüd te näete üks ülesande tüüp, mida tasub meelde jätta, et mida tasemetööks ettevalmistamisel tasub üle käia, on astmetega arvutamine, patent ruudud ja kuubid. Sellepärast, et kui õpilane neid ei ole nagu 7. klassi alguses kohe ühtegi korda näinud, siis tal võib olla see asi küll meelest ära läinud ja siis ta võtab ekslikult, et 3 ruut on 3 korda 2 ja siia võtab siis 2 korda 3. Noh, ja saab vastuseks 0, mis on ilmselgelt vale, eks ole, et siin peast tuleb võtta ikkagi 3 ruut, 9 ja 2 kuut on siis 8 ja arvutab ära. Nii, ja nüüd, mida tuleb, kui me seda ma näitan klassis prorektoriga seina peale, kommentaarid juurde. Et kui ma olen ülesande lahendamise ära lõpetanud, siis salvesta ja mine järgmisele ülesandele. Nüüd üks poiss tõstab mul käe püsti, ütleb õpetaja, et see on nüüd liigmurd, aga kui ma tahan kirjutada, et see võrdub nüüd siia, et see on 1 terve ja 1 neljandik, kas ma siin võin seda teha? Teate, siin ma ausalt öeldes jään vastuse võlgu. Sest ega ma ju ei tea, kuidas siin niimoodi on mõeldud. No paneme siia, näete, ma saan sisestada, eks me siis näeme, vaatame, mis siis arvuti meile ütleb. Nii, nüüd rohkem midagi parandada siin ei taha. Salvesta ja mine järgmisele ülesandele. Okei. Nii, siia tuli nüüd selline märk, näete. See nüüd näitab ära, et see ülesanne on mul tehtud. Aga kohe näitan nüüd teile ühte teist varianti siin. Vaadake nüüd teist ülesannet. Aha, Rooma numbrid. Noh, ütleme niimoodi, et kuivõrd olulised on Rooma numbrid matemaatika õppimisel. Noh, mina ütleks, et teil on küll 7-järgulised asjad, et kui õpilane Rooma numbreid ei tea, maakera sellepärast teistpidi pöörlema ei hakka ja midagi hullu ei juhtu, aga praegusel juhul jääb ta 4 punktist ilma, eks ole. Nii et noh, see on nii ja naa värk. No normintellektiga õpilane ilmselt saab aru, et ja küll, et näete õige number. Kasuta klaviatuurilt suurtähti, pange tähele. Kauspärit on. Kuidas? Ei saanud aru. Kaust on vannipaas, punane on ju ka seal. Sa ei ole veel näinud, et pesumasina peal on 2 kausti või? Oota, kuulge, stopp nüüd, millest jutt on? Teeme nüüd nii, et pesumadinast praegu me ei räägi.
et siin siis näete, tuleb siis panna juunikuu ja siin on öeldud kasuta klaviatuurilt suurtähti. Nii, no siin on nagu juhis olemas. See tähendab seda, et ma selle, nii nagu ma kirjutangi, näete Rooma 6, eks ole. Nii, 30. juuni. Ma korra katkestan, palun pange mikrofoni kinni. Et muidu tuleb sellist majapidamisjuttu siia sisse ja see nagu ei ole päris hea. Nii, juuli. Ja vaadake nüüd, kui ma nüüd seda ei kasuta, näete, kasuta klaviatuurilt suurtähti ja panen siia väiksed tähed, siis tegelikult ma ju tööülesannet ei täida ja korrektselt on ju nii. Sest see ei ole Rooma 7. No mitte kuidagi ei ole, jah. Rooma 6 on õige, aga Rooma 7 nüüd küll ei ole. 2017, eks ole, no nüüd natukene keerulisem lugu, aga tuletate meelde siin, selle võib-olla need mõnel lähevad küll sassi, aga tegelikult ütleme niimoodi, et ega me eriti represseerima selle eest ei hakka, kui ta nüüd mõne arvuga siin ka võib eksida, seal 40 000 oleks veel väga hea kirjutada Rooma numbritega. Seal on juba eri sümbolite kasutamine, aga no nii, 2000, eks ole, ja 17, nii et siis paneb 10, 5, 5, jah, eks ole. Ja 12. Ahhaa. Nii. Ja võt siin eile küsiti ka mu käest, aga mis saab siis, kui ma panen nüüd siia ja kirjutan nagu teoreetselt nagu õigesti praegu on õige. Aga panen siia lõpupunkti. Mis siis nüüd on? Noh, kui ma paneksin lihtsalt araabia numbritega, kirjutan 12 ja punkt, siis on ju õige. 12. järgarv, eks ole. Nii. Aga Rooma numbrile ju punkti lõppu ei panda. Nii et järelikult see teoreetselt peaks olema vale. Ahha, aga no küll varsti selgub. Nii, nüüd ma midagi rohkem siin parandada või täiendada ei taha. Noh, tegin selle klõpsu väljapool ka, näete. Salvesta ja mine järgmisele ülesandele. Okei. Tore. Nii, vaatame, arvuta, taanda lõppvastus, väga selge tööülesanne, liigmurd, teisenda segaarvuks. Nii, selle ülesande juures nagu tööülesande ei saa joriseda. Ei saa nagu siin midagi öelda, et siin oleks midagi nagu nüüd poolik või oleks ebakorrektne. See on täpselt lapsele ära öeldud, mis kujul vastus anda tuleb. Esimesse lünka kirjuta lahendus, teise kirjuta lõppvastus. Nüüd on üks huvitav asi. Et võib tekkida lapsel küsimus, hästi palju küsimusi, aga kui palju ma siia pean kirjutama, kuidas ma siia pean kirjutama. Nii. Ja et kas ma osa asju võin peas teha ja nii edasi. No vaatame, et seda te võite ka ise pärast läbi proovida veel, aga no liitmisega, liitmisel me võime ju panna kohe kirja siit, et täisosad liidame kokku, panen siis 5. Nii, siis ma pean ilmselt liitma, võtan plussmärgi, pean liitma 1/9, eks ole, 1/9 ma kahjuks ei saa teha viisakal kujul 10 murruks ja siit jäi mul võtmata pool, jah, pluss 1/2, on ju nii, 1/2, jah. No ja nüüd ma peaks selle 1/9 ja 1/2 siis veel kokku liitma ja siia sellele 5 juurde pookima. Nii, aga nobedate näppude voor, palun liitke kokku 1/9 ja 1/2 ja siis öelge mulle, mis te saate. Aga kas ma võin ka laiendajad panna? Aga laiendajate kohta mul ei ole. Ma ei saa laiendajad kirjutada siia. Näete, mul ei ole sellist nuppu. Järelikult laiendajate kirjutamist ei tule. Aga kuna nüüd paberi kasutamine on lubatud, eks ole, siis see laps peab tegema selle asja nüüd paberi peal selle ära. Sest et ühes varasemast tasemetöös hästi hea vara, 2014 ja kusagil seal oli see laiendamise koht olemas. Praegu ei ole. Nii et järelikult me seda eeldada ei saa. Ja tal ei ole kohta kuhu kirjutada. Nii, palju tuleb 1/9 ja 1/2 kokku? No terveid on ilmselt 5. Siia tuleb 18. Aga palju siia tuleb lugedes?
Kas tuleb 11? No tuleb ju. No ei, ma ainult küsin, või no mina ei tea, mina panen suvalise vastuse. Nii, aga nüüd on omaette küsimus, et mis saab sel juhul, kui need laps teeb sellise asja, et ta arvutab ära ja kirjutab selle vastuse siia ka. Noh, arvutas ära, ma kopeerin selle siia. Vot nii. Ja paned, näete, kui te nüüd vaatate selle võrdluse rea üle, öelge mulle, kas seal on kõik korrektne. On ju? Ei ole, ühtegi viga ei ole. See viimane võrdlus kehtib, kõik võrdlused kehtivad. Aga no, pärast me näeme, mis juhtub, kui me niimoodi kirjutame. Nii, teisega teeme niimoodi, et laske nüüd kas või kalkulaatorist läbi, teeme niimoodi, et me ei pane seda tehet siia kirja. Või kirjutan lihtsalt, et kirjutan mingisuguse natukene jabura asja. 7 pluss 0,5, mis sisuliselt ei anna mulle mitte midagi eriti, -4, -6/11. Nii. Näete, kirjutan selle asja lahti lihtsalt. Aga tegelikult ma ühtegi arvutust siin reaalselt ei tee. Nii, mis see vastus tuleb seal? Nii, tehke see lahutamise tehe või see ära, öelge mulle, mis vastus saab. Noh, nii kaua meil nüüd läheb. 2 tervet 21 22. Ahhaa, no vaata, nüüd kui laps kirjutab kogemata, kirjutab murru enne, paneb 21 28 ja nüüd avastab, et oi, aga mul jäi see täisosa kirjutamata. Näete, siis tekib tal küsimus, aga kuhu ma sellesse saan kirjutada? Siis ta saab selle nooleklahvidega saab liikuda. Nii et 2 tervet, jah. Nii, on see ka arv, on küll. Nii, teeme nüüd niimoodi, et siin ma ei tee üldse midagi. Ja siin teen niimoodi, et ei tee seda tehet, aga panen vastuse. Nii, no kui me ära jagame, siis me saame siit palju. Tuleb 22/7, peaks olema 4 vist, kui ma eksin. On vist äkki? No nii, 4, tore. No me nüüd meelega oleme tekitanud siia probleeme, aga me saame siis ära klaarida pärast vaadata. Miks tekib see lugus niimoodi ja mitte teised. No nüüd me näeme, et me oleme need 2 rõngast on siin kollased, eks ole, need on ära tehtud. Nii, tore. Salvestamine järgmisele on teinud. Nii, siin ma natukene teen seda pilti nüüd väiksemaks. Osad ülesanded on selliseid ülesanded, nad armastavad sinna tasemetöösse panna, kus on ühe ülesande kohta mitu küsimust. Ühes varasemas tasemetöös oli lausa vist 4 küsimust, kui me eksin. Aga siin on praegu 2. Loeme teksti läbi. Ja mis siis on? Vaatame. Küsimus 1. Õpilane peab minema küsimus 1 peale ja pange tähele, seda tuleb ka lastele öelda, et nad ei vajutaks salvesta enne, kui nad on mõlemale küsimusele vastanud. Muidu on niimoodi, et küsimus 1 vastab ära ja läheb siia salvesta peale, siis jääb küsimus 2 tegemata. Ja olukorra päästmiseks on ainult üks võimalus, siis ta peab tulema tagasi ülesande juurde ja hakkab nullist pihta. Aga no, saate aru, et see mõne lapse viib endast välja, tekitab selliseid paanikahoogusid ja mida iganes. Laps peab teadma, et mõlemale küsimusele tuleb ära vastata ja siis salvestada. Ei, küsimus 1. Ja mis on nüüd ülesandete juures midagi paha, on see, et ülesanded ei mahu korraga ära niimoodi tervele ekraanile. Et kui teil on seal, ma ei oska öelda, kui suured monitorid teil arvutiklassis on, eks ole, see sõltub monitori suurusest. Et kui on suur monitor, siis mahub terve ülesanne ära, kui on vaja kerida, et
siis õpilane, sellepärast ongi nagu arvutiklassis vaja seda musta tööd natukene eelnevalt teha, et need punktid ei läheks kaduma nende tehniliste teemade pealt. Et ta ikkagi saaks matemaatikat teha. Ja. Nii, nüüd loeme ära kommipakis 20 kommi. Kommide jaotusvärvide järgi on siin tabelis. Noh, siis mõistlik on ju lugeda ära, et 20 kommi, no liidan kokku, no tuleb tõesti 20, jah, ei ole probleemi. Ring on jaotatud 20 võrdseks osaks. Ja nüüd koostame siis sektordiagrammi, mis näitab siis kommide jaotust värvide järgi. Hakkame palun mikrofoni kinni panna. Muidu pean hakkama tegelema sellega, et pean hakkama neid ise siin vägisi kinni panema. Nii. Et kui kellelgi on vaja seal mingit muud asja vahepeal ajada, siis tuleb lihtsalt minna natukene eemale. Nii. Et vastasel juhul lihtsalt me ei saa siin oma asju teha. Nii, vaatame. Aha, punased kommid. Punaseid on meil 2, meil on sektoreid 20. Nii, järelikult ma teen tiirega klõpsu, kas siin selle punase värvi peal või punase siin. Hops. Ja märgin ära 2. Need ei pea olema kõrvuti, need on täiesti ükskõik. Nii. Kui ma nüüd panin 5 rohelist, jah, näete, rohelis on 5. 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Oi, ja nüüd läks 1 rohkem. Ja. Nii, mis siis saab? Kuidas ma tagasi saan? Aga võta rahulikult järgmised kommid, oranžid. Oranž on 4 ja teen ühe rohelise, teen lihtsalt oranžiks. Näete, 1, 2, 3, 4, midagi juhtub. Ja noh, siis ma panen sinised, siniseid on mul 1. Nii et 1 sinine. Rohelised ma panin paika juba, lillasid on 6. Õnneks on siin kirjutatud ka siia juurde. Mõnikord võib tekkida näiteks päris tõsiselt see probleem, et kui meil on viimasel ajal näiteks, siin ka lookoolis on õpilasi, kelle kodune keel on vene keel ja nad ei pruugi teada terminit, nad ei pruugi teada sõnu. Ja mõte see ei puuduta ainult venekeelseid lapsi, vaid ka eesti lapsi näiteks, kui on sõnad tsistern või tünn või vaat, eks ole, siis lähevad silmad tagurpidi pähe, millest nagu jutt on. Kui pilti kõrval ei ole, siis saage aru. Et siis peab hakkama seletama, näitama. Nii, lillad, okei. Võtan siis lillad, näete 6 tükki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja kollased, 2 tükki mul alles jäi ja näete, need kollased ma panen ka siit ära. Hops, tehtud, jah. Esimesele. Ja vaat nüüd. Vaadake nüüd seda järgmist küsimus. See on hästi selline paha küsimus. Kui suur osa ringist on värvitud roheliseks? Rohelisi oli meil 5, aga meil oli kokku 20. Ja nüüd pange tähele. Kirjuta vastus hariliku murruna. Selline on tööülesanne. Selles lauses ei ole sõna taandatud. Ja kui mina nüüd kirjutan 5/20, siis on nüüd jällegi selline küsimus, et kas see vastus loetakse korrektseks. Ja? Ma ju ei tea seda. Ja ausalt öeldes selle elektroonilise tasemetöö puhul ongi kõige suurem häda selles, et me ei tea, mida tegelikult selle ülesande koostaja on silmas pidanud, et kas ta tegelikult mõtles seda, et see murd peab olema taandatud, siis sellisel juhul loetakse see vastus vääraks. Või on ta tõepoolest mõelnudki niimoodi, et harilik murd, et see võib olla ka 5/20 näiteks. Ja kui ma nüüd tahaksin nagu eksperimenteerida, eks ole, saate aru, et siis ma võiks panna näiteks ka 50/200, mille arvuline väärtus on täpselt sama palju. Aga seda te võite pärast proovida. Ma praegu panen meelega 5/20 ja nüüd vaadake. Punktis B leitud harilik murd protsendina. Aha, no aga see on siis veerand 25% ja nüüd vaadake, nüüd kui klõpsu teen, siis tuleb siia ka protsendimärk, mis tähendab seda, et ma pean kirjutama arvu koos protsendimärgiga. Ma võin võtta selle ka klaviatuuri pealt, ma ei pea siit valima. Aga igal juhul ma pean selle ära märkima, see protsendimärgi, sest vastasel juhul
loomulikult vastus pole õige. Nii, esimene küsimus on ära tehtud, näete, see läks nüüd, on siin tumedam võrreldes selle teisega, teine on tegemata. Nii, aga ma olin selline tuisupea, et jätsingi selle teise tegemata, no ei pannud tähele, jah. Lähen salvesta. Näete, mitte mingisugust hoiatust ei tule mul selle kohta, et stopp, et ole nüüd hea, et sul jäi seal vastamata, et kas sa seda vastata ei taha. Et no, jääb vastamata, nii et midagi kahjuks teha pole. See ülesanne, mäletate, on 9. klassi lõpueksami ülesande analoog. No selle 9. klassi lõpueksami ülesandega oli küll see lugu, et seal oli kirjavead, et need kasside tõud olid seal valesti kirjutatud. Ma selle ülesande kallal jaurasin, aga noh, Innove spetsialistid kirjutavad kõik sõnad oma reeglite järgi ja aga lihtsalt, et noh, ma sain neile öelda, et siin on õigesti, et Angora kasside Siam ja Pärsia ja need kirjutatakse natuke teistmoodi, kui neil seal oli, aga noh, olgu peale. Nii, laps peab nüüd läbi lugema siit, need tingimused paberi peab natuke rehkendama ja saab kätte siis need kasside arvud, aga vaadake, siin on üks huvitav asi nüüd. Ma näitan sellise naljaka asja teile. Nii, õpilane sai, et üks kass. Siia sai 2 kassi ja siia sai 3 kassi. Liidame kokku. 23 kassi, 24, 26, 29 kassi. On, jah? Nii, laps paneb kirja 29 kassi. No, selge see, et need arvud mina panin siia praegu huupi, aga kui laps nüüd arvutas valesti, Siami kasside arvu, Pärsia kasside arvu ja Angora kasside arvu, siis see viimase arvu tegelikult sai ta ju õigesti, ta liitis need 4 arvu kokku. No loogiline, eks ole, et niimoodi tuleb ju see, kui siin ei ole nüüd arvutusviga. No vaatame korra üle. 24, 26 ja 29 kassi. Okei, olgu. Selge. Nii. Nüüd selline ülesanne siin. Selle ülesandega nüüd on see lugu, et laps loeb läbi. Protsendi arvutamine. Vot nüüd on tekstülesanne, kus on siis see protsent sees. Paberi peal peab tegema natuke rehkendusi. Mis mulle selle ülesande juures absoluutselt ei meeldi, on soodustus on -20%. See meenutab mulle Vene seda Statistikaameti väljendit, et neil on negatiivne majanduskasv. No, saame aru, et negatiivne majanduskasv, siis järelikult kasv on negatiivne, ehk siis tegelikult on tegemist majanduslangusega. Aga negatiivne soodustus peab tähendama ju tegelikult seda, et ei ole mitte soodustus, vaid on juurdehindlus. Aga noh, hea küll, olgu peale, see võib olla natukene siin norimine, aga miinusmärki siin olla ei tohiks muidugi. Nii ja nüüd, mida peab tegema, see laps peab tegema, siis näete arvutused, ta peab selle soodustuse välja arvutama, kuigi saab tegelikult ju ka ilma. Eks ole, kui soodustus on 20%, siis järelikult jääb ju alles 80% hinnast, eks ole, ja ta arvutab ära, ta paneb siia kohe, et 96 eurot. Ja. Siia arvutab mõni, see on nüüd selliste heade peast arvutajate traagika, võib-olla siin poisid tüdrukud, kes oskavad hästi peast arvutada ja saavad aru, kuidas elus seda ülesannet lahendatakse, et ma ei hakka soodustust eraldi lahutama, vaid ma arvutan välja, palju seda hinda jääb. Võtan 10%, 4,5 võtan ära, tuleb siis, eks ole, 41,5 või 40,5, eks ole. No, kuidas seal keegi arvutab, eks ole, peaaegu saab õigesti kätte, aga 4,5 läheb ära. Nii et 40,5 või 40,50. No, alati tekib see küsimus, et kas seda nulli peab kirjutama või ei pea ja kui ei kirjutab, mis siis saab. No ja nüüd ta liidab kokku, saab 136 ja nüüd, kui ta siia nulli nüüd ei lisa, paneb 0,5, et kuidas selle värgiga nüüd siis on, eks ole. Aga need jätab tegemata, et arvutas peast. Arvutas kohe lõpp-pinna, et tegemata. Mis temaga siis juhtub, jah? Ja nüüd on näete küsimus. Jah või ei? Oletame, et
vastab jah. No, ta saab aru, et kuulge, mul on 155 eurot, 136,5 läheb mul mängu. Ja loomulikult saan, eks ole. Saan jah. Ja vaadake, siin on küsimus. Saab osta selle rula ja kiivri. Ja tal jääb üle ja nüüd ta peab tegema siis selle tehte 155, peab ära lahutama ilusasti siis selle kulu 136,5. Nii. Ja selle ta arvutab välja, kui 155 võtame 136,5 ära, siis kuidas seal keegi arvutab ja mõni kirjutab siia suvalise arvu, mõni arvutab välja, mina panen siia, et 2 eurot jäi üle. Nii. Ma olen selle ära vastanud, selle olen ka ära vastanud, näete, otsustus on mul õige, see on loomulikult mul vale. Aga olgu peale. Nii. Nüüd eelviimane ülesanne. Mis muidugi nüüd kogu selle taseme töö juures oluliselt häirib ja ma olen sellest ka varem rääkinud, et see taustatekst. Seda ei peaks enam olema, et üle ekraani peal peaks olema konkreetselt ainult üks ülesanne. Kõik muu ülejäänud on tegelikult selline müra ja hakkab pigem siin segama ja siis laps võib pöörata, hakkab jälle iga kord hakkab algusest peale. Seda teksti ei peaks siin üldse olema, aga olgu peale. Pange nüüd tähele, kui on pildiga ülesanne, siis lapsele peab seletama seda, et kuigi siin on öeldud, et pildil klõpsates näed seda suuremalt. Mida see reaalselt tähendab? Kui ta läheb siia peale, siis näete, natukene läks suuremaks. Kui ma nüüd klõpsan, siis tuleb see pilt siia. On see pilt, see kolmnurk. 65 meetrit, 65 meetrit, 66 meetrit. Mõni laps näeb neid arve ka ilma, et ta seda ekraani või seda pilti suuremaks teeks ja ega see ei olegi tähtis, kas ta teeb või ei tee, aga peaasi ta neid arve näeb ja muidugi mugavam on siis vaadata. Mina iseenesest oleks muidugi teinud need arvud siia veel suuremad. Tänapäeva laste nägemisega on täpselt nii nagu on. Et ei pruugi näha. Ja ei pea vajutama pildi sulgemiseks, vajuta ristike, seal on küll öeldud, aga ma võin ka teha selle klõpsu ükskõik kus kohas. Tegin siin, ei läinud risti peale. Ja nüüd siis on 2 küsimust. Küsimus 1. Ja vaadake, nüüd näete, loete teksti läbi, laps loeb teksti läbi sealt. Maatükile on vaja muru külvata, mitu grammi siis vajab Andres muru seemet, 1 ruutmeetrile kulub 25 grammi. Ja nüüd, kui on see mitmikvalik, eks ole, siin tuleb, näed, laps teadma, et ta peab siia siis tegema hiirega klõpsu ja siit tuleb tal lahti siis. Ta valib siis, kas tal on vaja ümbermõõtu teada, on tal teada vaja kõrgust, pindala või ruumala, jah. Ja siin mõni laps muidugi paneb siia, tal on vaja kõrgust teada. Kolmnurga pindala arvutamiseks ta vaatab, et ta alus on 66 meetrit, kui me võtame selle külje aluseks. Siis oleks nagu vaja kõrgust teada. Kõrgus on tekstis antud. Vastas tipu kaugus sellest küljes. See on nüüd peidetud kujul küll see kõrgus, aga ühesõnaga, see on see funktsionaalse lugemise oskus. Aga kindlasti siin selle vähese aja jooksul, mis enne tasemetööd on, et kui te kordate kolmnurga ülesandeid seal, siis tuleb seda ka kasutada sellist terminit. Igaks juhuks, et ta saab aru, et see tipu kaugus sellest küljest ongi siis kolmnurga kõrgus, eks ole. Nii, ja paneme siis, et pindala. Nii, ja nüüd on siis, näete, esimesse lahtrisse kirjuta lahendus ja teise vastus ja vaadake, tegelikult nüüd on üks häda. Me oleme väga tõsises hädas. Ja ma küsin, milles nüüd see häda seisneb. Väga palju ma aega ei anna, minut aega. Kes pakub välja, millist häda ta nende 2 ülesande, 2 küsimuse korral nüüd näeb? Kujutage ette, et te olete õpilane, tahate hakata siia kirjutama. Paneme siis selle kolmnurga pindala. Nüüd, kas ma pean kirjutama S võrdub, ma ei tea, jah.
No panen siia, nii, kirjuta lahendus. No tegelikult tuleks ju kirjutada S võrdub, aga no kui ma nüüd ei kirjuta, ütleme võib-olla siin testis tõesti ei taheta, aga ma pean kirjutama siis alus korda kõrgus on siis 66 korda 66, võtan siit korrutamise märgi. Alus, kõrgus oli mul öeldud 56 ja jagan 2-ga. Eks ole. Võin ka panna murruna 66 korda 56. Kui ma olen pannud niimoodi, võtan selle isegi lõikan siit välja niimoodi, võtan murru ja siia alla panen 2. Nii. Aga mul on üks häda. Mul on üks asi puudu. Mul on puudu mõõttühik, sest vastasel juhul see võrdlus ei hakka mitte kunagi kehtima. Praegusel juhul see võrdlus ei kehti. Isegi kui ma selle arvutamise teen ära, 33 korrutan 56-ga, saan arvu. Nii. 33 korrutan 56-ga, no korrutage ära, palju tuleb. 1848. Nii, 1800. 48. 48, jah. Okei. Aitäh. Nii, me saime kätte, aga me ju tegelikult praegu kõik teame, et see võrdlus ei ole õige. No, ei ole õige sellepärast, et siin on vasakul pool on nimeta suurus ja paremal pool on nimega suurus. Me saame aru, et ja kogu aeg me õpilastele seda 1000 korda räägime, et kuulge sõbrad, et nii ei tehta. Eks ole. Aga näete, taseme töös saate aru, ülesande koostaja lõdvalt teeb. Ja? Nii. Nüüd tahaks kirjutada siia hirmsasti selle ruutmeetrit. Aga mul ei ole võimalik siia panna. Kui ma tahaksin kirjutada kuidagi ruutmeeter, siis mul tekib kohe küsimus, aga niimoodi ma saan. Näete. Praegu tegin niimoodi, et alt võtsin ja siis 0178 koodi. No kuulge, lapsed ei tea neid koode. Eks ole. Siin ma praegu lihtsalt panin selle paika. Nii. Tore. Nüüd mul on korrektne vastus. Ruutmeeter, ruutmeeter. Siin ei olnud. Ma oleks võinud kirjutada ka sõnaga ruutmeeter. Ja nüüd olgu. Te saate aru, et see teises reas on täpselt sama häda. Siin on gramm, aga siin gramm ei ole. Eks ole. Ja nüüd ma pean tegema siis niimoodi, et 1848 pindala eeldusel, et see on õigesti arvutatud. Mida ma loodan, et on. Korda. Eks ole, nii palju on ruutmeetrit, ma korrutan 25 grammiga, korrutan 25-ga. Nii, laps peaks selle arvutamise tegema ära siis käsitsi. No tal on võib-olla kaval teha, et ta korrutab 100-ga ja siis ta jagab 4-ga. Ehk kirjutab 2 nulli lõppu, jagab 4-ga, teeb ühe tehte ja kogu lugu. Lihtsam kui 25-ga korrutada. Aga see on peast arvutamise teema. Nii, aga mul oleks vaja nüüd gramm saada, siis ma panen grammi siia. Vastasel juhul ma ei saa õiget vastust kuidagi. Nii, esimene on ära tehtud. Teine. Nüüd ma seda vastust ei pannud siia, aga ei panegi. Küsimus 2. Nüüd näete, siin on siis metsloomad rikkusid muru ja nüüd tuleb siis traataiaga piirata seda maatükki seal. Ja mida ma pean siis arvutama? Maatüki, ilmselt siis ümbermõõdu. Ja, eks ole. Nii, siia kirjuta lahendus. Jälle laps saaks kirjutama, et siis B võrdub, ümbermõõt võrdub, aga nüüd on ära unustanud, eks ole, selle, et stopp, et kuidas need küljed siin olid, 65, 65 ja 66. Ja? Nii, ta paneb siis 2 korda 65 ja pluss 66, jah, on nii. Aga häda nüüd on selles, et siin pole meetrit, jah. Ja kui ma nüüd tegelikult tahaks väga korralikult kirjutada, siis ma peaks panema selle siin sulgudesse. Ja siia lõppu peaks kirjutama meetrit.
Sellepärast, et kui ma sulgusid ei pane, siis tuleb mul jälle järjekordne häda siin, et mul tuleb 2 korda 65 ehk 130 nimeta suurus ja sellele ma liidan 66 meetrit. No, nimeta suurusele nimega suurust juurde liita nagu hästi ei saa. Et päris korrektne peaks olema siis siin sulg ümber veel ja siis tuleb 130 ja siis 196 meetrit. Ja? No nii. Aga miks see võiks meeter suludes olla? 196 ja meeter suludes. Ei saa olla, sellepärast, et paremal pool ei ole meeter sulus. Paremal pool ei ole. Tähendab, meeter saab sulus olla ainult sellisel juhul, kui siin meetrit ei oleks. Ei, ma mõtlen, et kasutaja või autor on just nii teha. Autor oleks võinud teha natuke korrektsemalt, autor oleks võinud teha niimoodi, et selle kasti järel oleks olnud meeter lihtsalt. Et ma sisestan lihtsalt arvu või tehte, eks ole, jah. Ja meeter oleks olnud siin kohe kirjas. Ja, siis oleks asi õige. Aga no, saate aru, praegu tegelikult ega laps ei mõtle niimoodi, nagu meie praegu siin räägime, eks ole. Tema paneb selle tehte kirja. Ja ei ole laps süüdi, et see ülesande koostaja on äppu olnud ja on selle asja valesti teinud. Nii. Aga lihtsalt, mida ma tahan teile öelda, vaadake, kui te saate need eksami või need tasemetöö tulemused kätte, need protsendid, siis nendesse tulemustesse tuleb suhtuda ääretult kriitiliselt. Selles mõttes, et see, mida nüüd arvuti, me kohe näeme nüüd varsti ära, meil on siin natuke üks ülesanne jäänud veel teha, siis me näeme ära selle parandatud töö. Ja siis me näeme ära, kui palju tegelikult, eks ole, laps kannatab halvasti koostatud ülesannete tõttu. Ja kui õpetaja seal nüüd korrektiive ei tee ja võtabki heauskselt neid punkte seal niimoodi, et Mari sai 50%, ja tuleb välja, et Maril on seal 4. kohas õigesti tehtud, mis arvuti on tal siis niimoodi või see tänu ülesannete koostajatele on tal meelevaldselt punkte ära võetud, siis teie kui aineõpetaja annate need punktid talle tagasi. Ja kõikide selliste asjade korral tuleks kirjutada ka siis sellisel juhul ühesõnaga kirjake sinna Harnosse, et te ei ole nende testi tulemustega nõus, eks ole, ja konkreetselt kas või ekraanipilt, eks ole, lõikate välja, näitate, et milles asi on, et mis seal valesti on. Et vastasel juhul nad hakkavad arvama, et niimoodi võibki tööd teha, et see töökultuur on muidugi seal suhteliselt, nii nagu ta on. Ei taha nagu halvasti öelda, aga hästi ütlemiseks nagu puudub põhjus. No ja küsimus 2, eks ole. Nii, sai ära vastatud ja salvesta. Nii. Ja viimane 8. ülesanne. Te saate aru, et see on jällegi analoog tegelikult ühest varasemast põhikooli eksami ülesandest, aga seekord on tehtud ta korrektselt. On maasikatorti retsept, näete, siin on siis kirjas, et kui palju mingit asja kulub torti tegemiseks. Ja koosta siis retsept poole väiksema torti jaoks. Kunagi ma siin seda ühe klassiga lahendasin seda sama, täpselt nii, nagu ma praegu teile räägin. Ja siis oli seal üks teravmeelne poiss ja ütles, et tema teate, et õpetaja, aga kui ma teen poole väiksema tordi, et siis ma kaunistust ei vajagi. Et ma teen poole õhema. Nii. Ja kaunistus jääb ära ja kreemist jääb alles pool. Ühesõnaga, ja küll. Aga ütleme niimoodi, et siis ärme hakkame nüüd selliseid erinevaid variantisid välja otsima. Selge on see, et siis tuleb kõik need arvud lihtsalt jagada 2-ga ja tuleb siis 4 muna. Siis tuleb 3,5, paneme 3,5 siit. Supilusikatäit suhkrut ja siis jahu tuleb 4,5. Nii, 4,5. Kõik ülejäänud tuleb ka siis ära jagada, eks ole. Siin on grammi, paneme siia 200 grammi. Kõiki lahtreid ma ei täida ära ja oletame, et siin ma arvutasin valesti, nüüd ma jätangi 4 näiteks. Põhikooli lõpueksamil, kui te mäletate, oli see ülesanne sõnastatud teistmoodi. Ja seal oli, kui ma ei eksi niimoodi, et keegi Peeter või Jüri, ei mäleta, mis see nimi oli, vahet pole, tegi koogi, tal tulid sõbrad külla ja siis ta koogist jäi, tuli puudu, nii et ta pidi
pidi minema, siis veel kooki juurde tegema. Selline absurdne situatsioon oli välja mõeldud. Ja kui seal oli öeldud niimoodi, et põhja tegemiseks läks vaja niimoodi 4 muna ja ma ei tea, mis muud asjad seal olid. Ja siis, et kui suure koogi ta saab teha või kui palju ta vajab siis neid teisi aineid seal, kui tal on kasutada 6 muna. Pange tähele selline lause, et on kasutada 6 muna. Muidugi mina selle ülesande üle irvitasin niimoodi, sellepärast, et kui retsept oli antud 4 muna jaoks, no siis on ju kõige lollikindlam teha täpselt samasugune kook. 4 munaga ma võtan täpselt need samad arvud, mis siin on, mis praegu oleks 8 munaga, topin siia ja ongi mul ülesanne lahendatud. Kui mul on kasutada 6 muna, siis see ülesanne ju ei dikteeri mulle ette seda tingimust, et ma kasutan. Kui oleks öeldud, et Peeter või Jüri kasutas 6 muna, siis on teine jutt, siis pole mul seal diskuteerida midagi. Et noh, nad Innoves muidugi jällegi ei tahtnud kuuldagi, ei võtta seda. Ma ütlesin hea küll, et kui te sellest aru ei saa, et ma toon teile teise näite, et perenaine hakkab valmistama kartulisalatit. Ja tal on keldris 300 kilo kartuleid. Tal on kasutada 300 kilo kartuleid. Et kas te tõsimeeli arvate, et ta siis keedab kogu selle keldride kartulid ära ja siis teeb 2 kilo kartulisalatit. Aga noh, hea küll, see selleks. Ja nüüd vaadake, mida tuleb õpilasele kindlasti öelda. Nüüd on ta siis testi põhimõtteliselt nagu sooritanud. Näete, lõpetan testi sooritamise. Et kui ta nüüd ära lõpetab, siis ta ei saa enam mingisuguseid asju muuta. Seda nuppu näite tulemusi tal ei ole. Kui ta nüüd igaks juhuks veel kahtleb ja tahab minna tagasi, näete, vaatab ära, kõik on teist värvi läinud, enam seda, et ma olen need teised kõik ära teinud. Kas ma olen teinud nad lõpuni või on jäänud mõni pooleli, seda ma ei pruugi teada. Aga igal juhul mul on jäänud viimane ülesanne salvesta, et lõpetan testi sooritamise. Küsitakse veel kord. No, et äkki laps kogemata vajutas hiirega siia, et siis see üks apsakas ei oleks fataalne, et ta nüüd lõpetabki selle testi sooritamise ära. Kas olen kindel? No on küll kindel. Ja. Kui ta paneb katkesta, siis järelikult näete, vajutab katkesta, siis ei ole test lõpetatud. Ja nii, panen jah. No, nüüd on natuke aega, need tulemused saadetakse nüüd minema nii-öelda lapse jaoks. Ja nüüd me vaatame üle siis, mis meil siis juhtus. Ahhaa. Näete, kõik, mis on rohelised, on õiged. Järelikult ma võisin kirjutada ka 5/4 ja võisin kirjutada siia lõppu 1/4. Nii. Kui ma oleks jätnud nüüd ainult 5/4, siis ma ikkagi praegu ei tea, sest ma tegelikult teisendasin ta ju ära nüüd siin segaarvuks. Et mis siis oleks saanud. Et te võite seda ise kontrollida, aga ma arvan, et siis võib juhtuda nii, et te saate sealt natukene pahandada, et ei ole vastus nagu õige. Nii, see vastus oli õige, see oli meil vale, seda ma arvutasin valesti ja asi korras. Nii, ja siin nüüd näete, noh, mõnikord on niimoodi, et ta näitab ka vastust, aga ja nüüd näete, näita õiget vastust. Ahhaa. No näete, 1/4, õige, 5 õige, 3 siin me tegime arvutusvea ja küll siin pole vaielda midagi ja siin on 1. Ja. Nii et valesti, see on läheb punaseks ja muu roheline. Minna järgmisel ülesandel. Ja nüüd tuleb välja kõige vastikum värk, mis siin on. No saate aru, kõik on õigeks loetud. Tegelikult on selles ülesandes vähemalt 2 viga. 2. juuli on kirjutatud ikkagi valesti. Ma ei ole tööülesannet täitnud. Kasuta suurtähti. No ei ole ju siin suurtähti. Eks ole? Nii. See on õige. 12 rooma numbri lõppu ei panda punkti. Ega eesti keele grammatika reeglid jäävad kehtima ka matemaatika taseme töös. Noh, võib alati küsida, et kas me siis peame sealt punkti maha võtma. Ei pea.
aga ta peaks värvuma vähemalt teistmoodi, et see lapsel peaks midagi meelde jääma, et noh, et ei ole seda asja niimoodi ei kirjutata. Et see variant võib ka olla täiesti tasemetöös näiteks, et punkti maha ei lähe, aga tuleb selline korrektor, tuleb parandus. Seda siin kahjuks ei ole. Nii, järgmine ülesanne. Ja nüüd vaadake. Pange nüüd tähele, see oli see koht, mida ma hästi pikalt siin kommenteerisin, ütlesin, et mis saab siis, kui ma panen siia juba vastuse ära ja siis selle vastuse kopeerin siia. Tõsi, me tegime vastupidi, et me arvutasime ära ja siis kopeerisime siia. No vahet ei ole idee poolest. Ja tuleb välja, et kui ma panen lõppvastuse juba siia arvutamise rea peale, siis ta ei loe valeks, aga ta loeb selle pool valeks. See tähendab seda, et ma kaotan siit pool punkti. Mis on jumalast vale tegelikult. Näete, lapselt on jällegi tegelikult ära võetud pool punkti, ei millegi eest. Ja? No mis siis, et ta kirjutas niimoodi? Kirjutas 2 korda, arvutas ära, kirjutas siia vastuse. Igal juhul ära võtta ei saa, sest viga ei ole. Aga lapsele tuleb öelda, et siia ei kirjuta, et lõppvastus läheb ainult viimasesse veergu. Ja pange nüüd tähele, näete, see jama, ma nimetan seda ju jamaks, mis ma siin tegin, selle eest ma saan täispunkti. Tegelikult ma ei tee ju siin ühtegi arvutust. Ma 7,5 kirjutasin lihtsalt teistmoodi ja 4 ja 6 11 kirjutasin ka teistmoodi. Tegelikult ma mingit arvutust ei tee, aga arvuti annab mulle siit rahulikult punkti. Ja kui ma olen nüüd kusagil nihverdanud selle vastuse niimoodi, et olen kasutanud näiteks siis suure arvuti kalkulaatorit, mida tegelikult ei tohi kasutada, noh, või keegi on kusagil nihverdanud mobiiliga midagi teha, eks ole, mida ei pruugi õpetaja olnud märga, või see testi läbiviija ei märka. Et siis saab ta täiesti ülekohtuselt selle asja eest punkti, tegelikult ei ole siin mitte midagi teinud. Peale selle ta kirjutas lahti. Aga asi seegi. Nii. Siin ta punkti muidugi ei saa, sest siin ta pole midagi teinud. Siin ta punkti ei saa. Kuigi arvutas peast näiteks ja arvutas õigesti. Ühe sõnaga, mida lastele tuleb kindlasti öelda, lahtreid tühjaks jätta ei tohi. Et kui jätavad lahtri tühjaks, isegi kui ta pärast ütleb, et ma ju teadsin. Tähendab, loeb ainult see, mis on kirja pandud. See, mida me teadsime, on tore, aga kahjuks arvesse ei lähe. Nii. Nüüd siin küsimus 1. Näete, siin on tehtud, kõik on õigesti. Siit saime, näete, 5/20 loeti õigeks. 25% loeti õigeks. Me saime, kui vaadake, näete, me saime 3 punkti 6 ehk 50% selle ülesande eest. Miks me siis rohkem ei saanud? Aga ei saanud sellepärast, et me jätsime teise ülesande. Küsimus 2 jätsime üldse vastamata. No, vot see on selliste rahutute õpilaste teema, kes siis hirmus rabistavad niimoodi, et tal ei ole seal aega süveneda kuidagi ja siis ja võib juhtuda tõesti niimoodi. Siin päästa ei ole nagu midagi, et läks nii, nagu läks siis. Et võib-olla oleks osanud teha küll, aga vastamata ta jäi. Nii, kassidega. Selle kassi ülesande puhul on minul selline küsimus. Arvutas valesti. Hea küll. Nende asjade eest ta punkte ei saa. No siin pidi olema 6 kassi, siin pidi olema 36 ja siin 12. Aga kuulge, me ju liidame ju arvud kokku. Õigesti. Ma ei saa ju, tegelikult kõige aledam variant selle asja juures on see, et kui ma oleksin pannud siia, see arv on paigas, siia 1, siia 2 ja siia 3 ja siia oleks pannud 77. Siis ta selle 77 loebki õigeks. No mis on nagu, ülesande sisuga läheb nagu kokku. Aga see, kui laps teeb nüüd arvutusvea näiteks ühe kassi seal siis tõu puhul, eks ole, ja üle näiteks arvutab õigesti ja liidab õigesti kokku, siis ta punkti ikka ei saa. See vastus on nii jäigalt paika pandud, et see vastus ei sõltu üldse nendest arvudest, mis siia on pandud. Väga halb ülesanne selle. Et kui vaatate üle ise, eks ole, testi näiteks, kui te näete seda testi, ja täna on selles, et need viimased teste ei ole näinud. Nii, siin me kaotasime ise kaotasime punkte, näete, sain 3 6, eks ole,
No, need 3 punkti ma sain siit. 2 punkti läks mul siit ära, sellepärast, et ma jätsin need arvutused lihtsalt tegemata. Nii, vaat ikkagi see on see sama koht, nagu ma enne ütlesin teile, et tühje kohti tasemetöös jääda ei tohi. Kõik tühjad kohad on tegelikult 0 punkti väärt, eks ole, ja see tähendab seda, et õpilased jäävad punktid ära saamata. Nii, ja kahjuks nüüd ma ei saa ka punkti selle viimase eest, kuigi otsustus mul oli õige. Et tegelikult ma oleks pidanud siit pool punkti saama ja see, et ma arvutada ei oska, no siis ütlen, et mu peakuju lihtsalt ei võimalda seda arvutada, eks ole, ja asi korras, aga otsustus oli mul ikkagi õige, eks ole, et ma ju saan osta, aga arvutasin valesti. Nii et tegelikult kahest küsimusest üks on ju ikkagi õige. Aga ei saanud kahjuks üldse punkti, nii et kui neid poolikuid punkte seal eespool nagu anti, siis siin kahjuks ei antud, oleks võinud olla. Nii. Siin oli nüüd see kolmnurga ülesanne ja nüüd näete. No, ütlen ausalt, ei saa aru. Päris tõsiselt ei saa aru. Minu peakuju ei võimalda sellest aru saada. Pindalane, õige lause. See loetakse valeks. Saate aru, ma panin mõõtühiku siia juurde, see loetakse valeks. Nii. Siin on mõõtühik, täpselt sama. Siin on tehe vale. Kas mu tehe on siis vale? 66 ei saa ju olla. 66 korda 56 jagatud 2. Tehe on ju õige. Ühik on õige. Ma küll viga ei näe. Jah? See arv, mis te siin mulle ette ütlesite, on õige. Ja nüüd see tehe, kuhu ma pookisin ka juurde mõõtühiku, on õige. Vastus ei ole muidugi õige, sest vastust lihtsalt ei ole. No, vot nüüd on küll selline küsimus, et tahaks nagu nendele ülesannete koostajatele midagi nagu väga viisakat öelda, aga mis ei kõlba küll siin ekraani taga väljaütlemist ei ole nagu. Et kuulge sõbrad, et kui te koostate ülesanned, siis tehke midagi elus korrektselt. Aga tundub, et siin on kõik nagu puder ja kapsad. Ja muidugi lapsed kannatavad selle jama tõttu. Sest ega ma nüüd ei suuda öelda, praegu ma ei tea, pärast vaadata uuesti, et mis oleks saanud siis, kui ma selle grammi G oleks siia kirjutamata. Et kas siis oleks lugenud õigeks või mitte. Nii. Ja teine muidugi on vale, see on õige. Mis siin valesti on, ei saa mina küll aru ja ma loodan, et ka teie sellest aru ei saa, aga ülesande koostaja igal juhul peab seda valeks. Nii et te saate aru, kui palju on siin subjektiivsust, eks ole, ja kui palju on tegelikult, me oleme kaotanud punkte ei millegi eest, on ju niimoodi. Nii et ja viimane. Näete, need tegime õigesti, me tegime ka õigesti, selle me arvutasime ka õigesti, need jätsime täitmata, aga neid me ei osanud arvutada. Ja siin panin valesti, eks ole, nii et arvutin, need on nüüd täiesti õigesti valeks loetud vastused. Ja kui mul oli kokku 9 vastust vaja panna, iga vastus on väärt siis pool punkti. Nii et oleks siis 4,5 punkti maksimaalselt saanud ja ma sain 2 punkti. 4 vastust on õiged ja 5 tükki on valed. Nii. Ja nüüd mine eelmisel ülesandel, mis tähendab omakorda siis seda, et idee poolest siis peaks testi siis uuesti läbi vaatama. Nii, head kolleegid, aga nüüd täpselt oleme jõudnud sellesse punkti, läks küll 5 minutit üle, muide eile läks ka täpselt samamoodi, nii et oleme täpselt samas tempos liikunud siin. Ja siis lepime niimoodi kokku, et teeme siis 15 minutit kohvipausi, 13:20 jätkame ja siis tund ja 10 veel, nii et 14:30 oli siis ametlik lõpp, nii et siis me lõpetame. Nii et siis nautige kohvi ja liigutage ennast või kes joob teed, siis joob teed. Nii et kohtume siis 13:20.